KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti, minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Kallaste. Ja siin me oleme, unetud ööd on möödas ja draft on paigas ja nüüd on meil teada meeskonnad, kes on kordades paremad, kes lähevad kindlasti Superbowlile. Need meeskonnad, kes ei aidanud üldse ennast kaasa, kes draftid järgmine aasta number 1 on ka juba teada, on ju. Ja Kallaste kõige pullim on see, et järgmise aasta esimese mock draftid on ka juba olemas. Kusjuures ma hakkasin just ütlema, et me tegime see aasta vaata natuke rohkem mock drafti ja ma korra mõtlesin teen nalja, et teeme oma 2026 mock drafti valmis. Kas, see tiim... 33. tiim on see, päris hea follow on Instagramis või kus iganes platvormil. Nad panid just päev enne drafti, nad avalikustasid peale eelmise aasta mock draftis, nende kõige esimese mock drafti selleks aastaks. Oi, seal olid ikka väga imelikud. Need mängijad, kellest me arvasime, et nad on staarid, ei olnud põhimõtteliselt mitte kedagi alles. Cam Wardist polnud juttugi, Sanders oli seal, aga Sanders läks nüüd vastupidi. Cam Wardist polnud üldse, Cam Wardist pole siiamaani juttu olnud, me peame natuke rohkem rääkima temast. Nagu temast ei räägitud üldse, aga ma lihtsalt tõmbasin nalja pärast. Võtsin selle mock draft database 2026 big board'i, konteksti jaoks, kui me räägime nendest treididest järgmiseks aastaks. Consensus big board'is 1-3 on quarterbackid, Arch Manning, Texas, Drew Aller, Penn State ja Garrett Nussmeier, LSU'st. Ja Clemson juba on ka kuskil seal veel. Jah, Nico Yamaleva on 15, mida ma väga ei usu. Clemson ja Kate Klubnik on 13, et ühesõnaga lihtsalt nagu mitte et praegu peaks, ja Carson Beck on ka seal üleval, aga mitte et praegu peaks järgmise aasta drafti peale mõtlema, aga lihtsalt pidage meeles, et see aasta loodetakse kõvat QB klassi. Jah, et siis meil on paar meeskonda, kes tegid päris huvitavaid lükkid ja neil on järgmiseks aastaks rohkem drafti piki, 2 meeskonda, neist saame rääkida aina veel. Aga enne seda, kui me läheme drafti ja kõikide nende juurde, siis Ameerika footi saab mängida ikka Tartus, potentsiaalselt isegi sügisel saab mängida Eestis täiskontaktiga Ameerika footi, Balti liigas, pluss saab, kui mitte midagi muud saab vaatama minna, et Tartusse, et võib-olla isegi saame minna autotäiega vaatama siin Tallinnasse, on ka variant tegelikult kusjuures kõik podcasti kuulajatele ja Ameerika footi fännidele. Ja siis, kui sa tahad Tallinnas kontaktivaba lipujalgpalli teha flag footballi, siis on Tallinn Bay Ballers on olemas, Kallaste on sealt üks ninasi seal sees, et kui on vaja, kui sa ei taha otse neile kirjutada, mis iganes kirjutage Kallastele otse, see ei ole üldse probleem. Ja teil samamoodi siin lähete turniirile nüüd ju 6 pärast juba vähem kui 6 pärast. Isegi jah, poole kuu isegi või seal, mis ta oli 17-18 mai vist, et jah, flag on selles mõttes tore, et ideaalis sa oled heas vormis, aga isegi kui ei ole, siis saad seal ringi joosta ja püüda ja küll me ajame su vormi. Ideaalis oled heas vormis. Mitte heas vormis, ärge nagu niimoodi, vaid ideaalis sa jooksed ilma katki minemata, ütleme niimoodi, eks, aga kui käed töötavad ja palli püüda oskad, siis ma arvan, et sa püüad paari esimese trenniga ja touchdowni ka ja see on alati mõnus tunne. Täpselt. Ja palli on ikka vinge püüda, vaata, eriti seda natuke naljaka kujuga palli, vaata, aga see on põhjusega sellise kujuga, vaata. Mis kuradi football see on, kurat, see on mingi ovaal. See on munapall ja mis iganes. Munapall. Jop. Ja siis teine asi, kõik meie content, kõik asjad seal leiad üles meie kodulehelt kavr3.ee, seal on ka meie kõik mock draftid olemas, ehk siis võite praegu tagasi minna ja hakata vaatama, mis meie mock draft, kui palju me pihta panime oma mock draftidega. Ja siis lisaks sellele 12 juuli on siis suvepäevad. Kuskil me alles otsustame täpselt kus, aga kuskil Mandri Eestil ja Eesti ei ole nii suur, et see väga mõjutaks, olgem ausalt. 2 tunni sõidu kaugusel kuskil sinna kant, tundub loogiline ju, Tallinnast Tartus on 2 tundi, on ju? Jah, kuskil, ütleme, ega Eestis vaata, kui me saarele lähme, siis see venib natukene praamisõidu pärast, aga Mandri Eestis üle mingi sellist 3 tunnist sõitu väga tihti ei tule ette. Jop, kui me just otse sinna kuskil Petserimaa äärde ei hakka minema, vaata sinna ei taha minna, jah, ka hetkel võib-olla, on ju. Aga jah, siis 12 juuli võite kirja meelde jätta, et kui on huvi, kirjutage meile, siis me teeme arvestada, kui palju inimesi tuleb, kui suure maja, me peaks otsima kõik süksed asjad. Koha peal teeme klassikaline cornhole'i mängud, siis meil on paar sellist Ameerika jalgpalli teemalist mängu, grillime, chillime, potentsiaalselt saun, siis tegelikult saun on kindlasti, see peab olema requirement, saun peab olema kindlasti. Potentsiaalselt saame ujuda ka kuskil, võt. Jah, et kui on vähegi huvi, lihtsalt tahate teiste Ameerika footi fännidega lihtsalt juttu ajada, lihtsalt
isegi kui te pole varem käinud, siis te ei tea otseselt meid, siis mis vahet seal on, meil on iga aasta tulnud ees seal siuksed inimesed, keda me ka ei tea enne, aga nüüd ja see ongi naljaks, ma just praegu hakkasin mõtlema, et noh, reaalselt me kohtasime, Jan-Joonas Pevkurit kohtasime ju Saaremaal seal suvepäevadel ja nüüd Jan oli meil siin drafti osades input, et jah, see on tore ja noh, kasvõi isegi kurat, kui te pole nagu, kui teil isegi huvi ei ole selle mängu vastu, noh, võtke oma sõbrad kaasa, mis iganes, et noh, see on lihtsalt tore istumine ja tõesti nagu Ülar ütles, teeme grilli ja cornhole'i ja mida kõike veel, et lihtsalt pull, võtke terve pere kaasa. Täpselt ja lihtsalt andke teada, kui palju tuleb, vaata, et siis me teame arvestada kõik numbrid ja kõik sellest. Siis üks uudis enne kui drafti juurde lähme, Kallast just praegu tuli meelde ka, et see mõjutab ka meid päris palju, kuna me just tegelikult vahetult enne lindistamist rääkisime Kallastiga omavahel, et huvitav, kes see Berliini läheb mängule vaata. Schedule tuleb 2 nädala pärast välja. NFL-i schedule siis ja siis hakkavad siin arvatavasti natuke varem hakkavad tilkuma need meeskonnad, kes tulevad Berliini, Madriidi, Brasiiliasse, Mehhiko, London ja Londonis on Austraalia 26 oli. Melbourne on 2026 ja Londonis on 3 mängu vist ikkagi. Täpselt ja siis nüüd Roger Goodell kuskil siin drafti ajal ütles ka välja, et ikkagi eesmärk on 16 mängu iga hooaeg saada rahvusvaheliselt, ehk siis igal pool, suurem osa neist arvatavasti Euroopas, ta ütles välja ka, et nagu Saksamaa on market on ja noh, Brasiilia tundub ka neile väga meeldivad, et sinna ja Mehhikosse samamoodi, et siin järgmise 5 aasta jooksul ma imestaks, kui me saame näha nagu ühte mängu kuskil Stockholmis või mingi siuke ka vaata, kus nad panevad nagu rohkem põhja poole. See oleks kõva jah, sest noh, Godel nagu viitaski sellele, et noh, et nad võivad teha ühele turule mitu mängu nagu UK praegu ja siis ta kohe mainis Saksamaad ka, et noh, et miks mitte 2 või 3 mängu isegi Saksamaad, mis oleks ilmselt meile hea, aga noh, Stockholm või ja noh, siis ta veel viitas seda ka, et see ei ole lihtsalt see, noh, hästi lahe tsitaat on see, et me ei taha olla tsirkus, kui me lähme sinna või et me ei ole mingi Tivoli, et me lähme sinna ja me arendame oma sporti ja me tahame, et lapsed mängiksid flag'i ja tackle'it, et noh, NFL, ma räägin siiamaani, see on minu arust pöörane ja noh, nüüd NBA vaata ajab seda kuradi FIBA asja, et nad tahavad. Ja see on haige, mis NBA kusjuures teeb tegelikult. Veider mõte, ma ei saa nagu aru sellest, et NFL saab nagu sellest aru, et las viime selle mängu Euroopasse, turg on suur, vaata. NBA tahab mingi oma liiga, tooge mängud NBA, tooge NBA mängud. Tooge mingi LeBron siia Euroopasse, pange paganama. Rootsis on, nad ehitavad Rootsisse ju mingid, ma ei tea, neil mingid 20 000 areenid, värki, neil on täiesti NBA areenid. Ma ei saa aru sellest. See on huvitav mudel ja NBA kaotab praegu kolinaga, sest et just reitingud tulid ka ju välja, et drafti vaatasid keskmiselt rohkem inimesi kui NBA play-off'e. Ja me vaatasime Jan-Joonasega selle kuradi ma meeskonna mänge esimese drafti ööl. Ma isegi ei teadnud, et Memphis mängis, nagu ma ei viitas, sest peale seda peatreeneri vallandamist, see on kõik nii allamäge läinud. Järsku Jan-Joonas kirjutab mulle, et öösel, et kuule, mängu vaatad või? Ma pole isegi tähelepanu, ma keskidusin drafti peale. Me oleme 29 käes, päris hea. Ülar klikib mängu peale, kohe saab Ja Morant viga. Nice, ja me kaotasime selle mängu lõpuks. ma siiamaani nagu ma proovin seda, ma ei tea, ühel hetkel me peame mingi NBA spin-off podcast'i tegema, sest tegelikult juttu on seal ka väga palju ajada, aga see Ja vigastus oli nii valus, ma ise ka eile vaatasin seda Minnesota Lakersi mängu ja siis kui Edwards kukkus ja põlves kinni hoidis, ma oleks peaaegu nutma hakanud. Jop. Et see on, NBA on ka fun, aga NFL-i draft ikka võttis korralikult need headline'id endale ja just ESPN, mis on võib-olla siiamaani kõige suurem see spordi lehekülg siis Ameerikas ikkagi NFL-i draft tracker oli see esimene asi seal kogu aeg terve nädalavahetuse jooksul on ja aga siis täna räägime draftist, vaatame kokku need jupid, siis järgmine reede tuleb välja siis meie GFL-i ja ELF-i season preview, kus siis Ott mängib siis Worklow Panthersis, siis European League of Footballis siin kohalikus Euroopas profiliigas ja siis mina mängin Saksa meistriliigas GFL-is siis ja siis me teeme nagu üle nädala arvatavasti siin suve jooksul teeme recap'e, räägime, kuidas seal on läinud ja mis juhtub ja kõik see asjad ja Kallastel oli nii excited, et Kallas kohe veedele särgi peale. Tuleb YouTube'i vaadata, see on wet t-shirt osa on ära. Ärge pange kuule, nüüd YouTube'i numbrid kasvavad kohe praegu selle vaadata, kuhu maani, kus hakatakse vaatama, vaata. Jah, et siis järgmine reede tuleb välja see Oti Eriku episood ja siis 2 nädala pärast me saame suure tõenäosusega rääkida NFL-i schedule'ist.
sest et see peaks tulema välja 13-14 mai kuskil sealkandis. Et siis saame rääkida international mängudest ja kõik need match-up'id, et loodetavasti tuleb Saksamaale ka hea mäng või siis Madridi peaks väga hea mäng tulema. Jah, see Madridi mäng on ka üks, et noh, eks me siin vaatame ja teeme, aga noh, plaan on jah, mingi pundiga vähemalt minna ja ideaalis noh, vaatame kuhu, aga see Madrid kõlab kuidagi eriti hästi, see Bernabeu, see on Real Madridi koduväljak ju või jalkaklubi. Ja see on uus, see täiesti uus areen, et noh, samamoodi ma käisin aasta-2 tagasi käisin Tottenhami areenil, vaata, mis oli selleks ajaks juba paar aastat vana. Noh, nii modernset staadionit mina pole varem näinud. Jah, nagu nad toovad raha sisse vaata samamoodi, et nagu see, kui palju, huvitavaks näha, kui palju London nagu see ühe NFL-i weekendiga, nagu palju see kohalikud, nagu palju see käive kasvab nagu Londonis või siis kus nad on olnud, Münchenis olid, on ju, Frankfurdis olid, on ju, nüüd tuleb Berliin, et nagu huvitavaks just näha, sest et noh, hotellid ja kõik see asjad ju ja nagu see meedia on jõhker, mis tuleb nagu, ma ei imestaks, kui mingi aeg me näeme, kui juba, kas tegelikult ei ole, kas isegi Eesti mingi ajakirjanikud pole käinud Euroopas mängudel? Hundi Londoni mängul vist isegi minu hea kolleeg Aet Süvar vist käis kunagi isegi. Okei, ma mõtlengi, et ma imestaks, kui varsti hakatakse Eestist saatma nagu spordiajakirjanikud, Kallastet võib-olla, kuule ERR, tahate saate tasuta Kallastet Madriidi, vaatama Joe Burrot ja ma võin kajastada küll, saatke mind pressikonverentsi ja riietusruumi, ma sõibin paar tsitaati küll. Jop, või pagana pääs, vaata. Või siis saatke mind pagana Old Dominionisse. Jah, okei, see ka päris hea. Mõtle, mis see käive oleks. Ma arvan, sellest oleks mitte konkureerivates meediamajades, aga ma arvan, et esilehe uudis, et ERR saatis mingi nolgi USA-sse. Who knows, Hundile kas Hundile ülikooli saadeti või? Ma arvan küll, ma ei mäleta. Ma ei vaadanud nii palju futti, kui ta alustas, vaata. Aga NFL-i nagu saadeti küll, vaata, paar korda, seda me teame. Ja siin ongi vaja, meil ongi nüüd vaja mängida flag'i ja mängida tackle'it ja populariseerida seda sporti, et see oleks legitiimne ja et eestlastel oleks suurem huvi, et siis saame ka kajastada seda suuremalt. Täpselt, nii see käib, et teine asi muidugi, mida mulle meelde öelda seda, aga kui sa follow'd mind mis iganes platvormi, jäta like ja kommenteeri ja see aitab kaasa, aga see aitab rohkem inimest, toob rohkem silmapaare meie contentile värki, et mis meie kõige suurem eesmärk selle asjaga ongi, et lihtsalt populariseerida seda sporti, mis on meie arust kõige mingem asi üldse maailmas, aga paljude eestlaste jaoks on see nii tundmatu, et nad lihtsalt ei tea, kui lahe see on, vaata. Aga jah, jäta like, kommenteeri, follow meid, mis igas platvormil sa kuulad meid ja kõik sotsiaalmeedia platvormid ja kõik siuksed asjad. Siis, Kallaste, alustame kõigepealt sellest, kui paganama head tööd me tegime, et sest me oleme ikka freaking geeniused, sest et meie mock draft esimesest 8 pikki läks kõik pihta ja see 2 meeskonda olid valet pidi. Who gives a shit? Oleks seda treidi ette teadnud, oleks 8 võrnud. Jop, okei, olge vaasa, kui seda treidi oleks juhtud nagu Jaguars oleks võtnud Mason Grammy. Sellest oleks kõigi teine olnud. Aga who gives a shit? Panime siis esimesest 8 pikist siis mängijad olid kõik õiged, aga siis Jaguars ja Browns treidisid oma vahel, ehk siis Jacksonville Jaguars treidis oma 5. piki, number 2 piki Brownsi piki vastu ja siis Browns läks alla 5. piki peale. Ja tagantpoolt meil on veel Tyler Warren, saime 14. piki pihta meie mock draftiga ja siis ka 18. pikk Seattle Seahawksi esimese raundi pikk Gray Sable kaart, kes saime need ka pihta. Et siis tegelikult puhtalt me saime 8 mängijat pihta 32, mis on ju 25% ju. Yeah. Veerand esimesest raundist panime täppi. Ja aga kui me võrdleme neid suurte mock draftidega, kes tulid välja päev enne seda drafti, siis Daniel Jeremiah sai ainult 5 tükki näiteks, Peter Schrager sai 6 tükki, Don McShay sai 7 tükki pihta, siis me tegime neile ka pähe tegelikult. Minu arust me oleme neist ka paremad võibolla. Ja ma ongi Nende tegelikult, kui sa vaatad nädala taguseid mokke, need on täpsemad kui need, mis olid vahetud tulid välja, sest need ruumorid, vaata, siis seda smokescreeni tuleb, vaata, sa ei tea, mis on õige, tõsi, vaata. Aga Giants kusjuures ütles, et nad teadsid sellest Brownsi ja Jaguarsi treidist 2 päeva varem. Jaa, sest liigast teate, et midagi tuleb seal. Kuskil podcastis öeldi ka, see oli vist ka vahetult enne treidi või enne drafti või järsku oli nagu selle esimese päeva recap'is, et top 10 olevad tiimid umbes ütlesid kõik, et kuulge, et vaadake Jacksonville, et see Gladstone tuleb, teeb midagi hullusid. Ja siis ta ütles juba pressikal pärast, et fuck those picks on ju. Et ta tuleb kohast, kus räägitakse fuck them picksist. Aga
me ei hakka sulle tervet drafti ette lugema, et nagu see on ka nagu igavaks läheb, et seda saate ise leiate ükskõik mis platvormidel need ülesse, aga me teeme siukse üldisema kokkuvõtte nagu ja ma ei tea, Kallaste, alustame sellest, mis quarterbackidega juhtus. Tuleme selle Brownsi treidi juurde pärast tagasi, et see ei olnud seotud quarterbackidega, mis teeb selle üllatavaks. Aga kui me vaatame üldiselt seda quarterbacki klassi. Esimene pikk, Cam Ward. Kallastega just rääkisime, et Cam Wardist peab ka veits rääkima. Et Tennessee poolt. Me teadsime, et see juhtub. Tennessee tegi õige lükke tegelikult tagasi vaadates ka. Ja nüüd neil on olemas 2-aastane window umbes näha, kas ta on see franchise quarterback. 2-3 aastat võiksid ikka anda oma noorele quarterbackile ja tal on kohe võtmed tema käes, et seal väga nagu Will Levis on pigem juba praegu back-up, kui ta isegi ära ei treidita. Et seal piki juures, mis me veel Cam Wardist rääkima? No, see ongi nagu see jama, et te vast ei ole midagi rääkida, sest see oli nii kindlalt pikk, aga ma lihtsalt nagu mõtlen selle peale, et ta tuli keskkoolist välja, tal oli 0 tärni prospektina, vaata, tihtipeale räägitakse 5-star või 4-star või mis iganes. Cam Ward oli 0-star ja tal oli üks Division 1 pakkumine, mis oli siis Incarnate Ward San Antonio kandis. Ta mängis 6000 inimese ees ja siis ta mängis 2 aastat appi, kus ta veel mängis appi? Ta oli Oota. Jumal, ma just kirjutasin sellest üks päev. Oota. Tuleb äkki meelde. Nii. Fuck. Ta läks ju. Ei olnud. Ma ei hakka ütlema seda praegu. See on vale vist. Washington State. Jah, Washington State, jah. Aga ikka oli lilla, jah. Okay. Ja 2 aastat Washington State'is ja siis nüüd 2 aastat Miami's. Et noh, lihtsalt see või aasta, vabandust. Et noh, lihtsalt see idee nagu sellest, et noh, 0 staari ja nüüd number 1 pikk ja Tennessee Titansi, noh, see frantsiisi päästja nii-öelda või see tuleviku täht, et noh, lihtsalt lahe lugu ja kas tal mitte ei olnud see, et ta viskas mingi NCAA või see touchdownide mingi rekordi ka järsku või? Sa pead karjääri oma või? Vist oli mingi, ma mäletan, mis number see oli, aga et noh, siin ongi see, et aga kui sa võrdled nagu näiteks eelmise aasta quarterbacki klassiga, siis teda öeldakse, et oleks pigem seal Drake May'ga samas nagu enne J.J. McCarthy't, ehk siis nagu noh, nüüd tagantjärgi vaadates Jaden Daniels, Caleb Williams, Drake May ja need oleks seal arvatavasti 4 olnud. Nende jah, või selles pundis vähemalt, et noh, kes hindab Bo Nixi rohkem, kes, aga noh jah, Cam on selles mõttes, noh, me rääkisime, ta on ainus QB see aasta, kes nagu vääris seda esimest pikki. Ja tal on potentsiaali olemas, et olla see nagu top 10 quarterback NFL-is. Nüüd ongi lihtsalt nagu me teame, quarterbacki hit rate esimeses raundis on 50% on ju. Ja noh, Cam Ward on situatsioonis, kus peaks olema nagu quarterbacki sõbralik süsteemründes. Noh, Brian Callahan on päris siuke QB gurud ei ole, aga ta on väga heade quarterbackidega koos töötanud, nagu Peyton Manningust alates, kui ma eksi, tegelikult ta oli Denveris alustas, ja siis noh, Joe Burrow oli viimati on ja Bengalsis, et ma arvan, et see on hea situatsioon tema jaoks ja see, me pärast natuke räägime, Tennessee tegi paar head lüket veel draftis, et seal on nagu supporting cast hakkab tulema, aga me ei saa loota, et Tennessee läheb mingi 9-8 nagu. Ja ma arvan, et see noh, ideaalis küll loomulikult, aga noh, see on mõttes jah, ma arvan, nende eesmärk on lihtsalt kompetentne olla see aasta. Täpselt. Siis number 2 quarterbackiga läheb huvitavaks. Alustame sellest, kes läks tegelikult number 2 quarterbackina. Siis teine quarterback oli esimeses raundi lõpus, läks Jackson Dart ja 25. pikina ta läks siis New York Giantsisse, kes siis New York Giants võttis siis oma 3. pikina, võttis Abdul Carteri, mida me kõik eeldasime, suht teadsime, et juhtub, aga siis nad treidisid esimese raundi lõppu Houston Texansiga ja nad võtsid Jackson Darti, ehk siis nad andsid enda teise raundi piki, selle aasta 3. raundi piki ja järgmise aasta 3. raundi piki, et liikuda üles siis, mis oli 6 spotti, ei 9 spotti vist. Et võtta siis Jackson Dart. Giantsi fännina nagu selleks hetkeks see oli suht teada, kõik teadsid, et see on Jackson Dart, et see ei ole Sanders, kelle minnakse. Ja minu arust nagu Jackson Dart sobib sinna Table'i ründesse, skeemi, tal on nagu need toolid olemas ja lihtsalt see Ole Missiga on Giantsil räige, on nagu päris palju connectioneid. Esiteks, Ole Missis ülikool, kus Jackson Dart mängis, Charlie Weiss Jr. oli offensive coordinator, kelle isa all Brian Table alustas oma coaching karjääri Patriotsis. Charlie Weiss oli legendaarne Patriotsi offensive coordinator, Brian Table oli tema all tight endi coach, Joe Judge on olemas seal mingisuguses rollis coachina.
Ole Missis ja Joe Judge'i ajast on siiamaani suurem osa scouting ruum on sama, eks need inimesed teavad Joe Judge'i isiklikult, et noh, see oli hea resource on ju. Ja noh, muidugi Eli Manning tuli ka sealt. Neil on see komme kuidagi, Giantsil on see komme, et noh, Daniel Jones oli vaata Manningutega ühendatud ja nüüd Jackson tuli Duke'ist vaata, kes oli ju Peyton Manningu vaata offensive coordinator oli just, ju. Ja noh, ta treenis koos Manningutega umbes vaata mingi suke teema oli, et see on huvitav jah, aga nüüd ainuke asi, mis on erinev selle Daniel Jonesi draftist, kuna see tol aastal oli ka Giantsile 2 esimese raundi pikki, me võtsime Daniel Jonesi 7. vist oli, kui me eksi, või oli 6, kuskil seal oli 6 oli vist jah, ja siis me võtsime esimese raundi keskel Dexter Lawrence'i ja kõik olid nõnda, et nagu miks sa ei ootanud nagu 17. pikina või mis see Dexter oli lõpuks, et oleks võinud esimeses raundis võtta sealt nagu blue chip'i esimese raundi alguses ja siis võtnud Daniel Jonesi. Aga noh, siis Gettleman ja kõik ütlesid, ei, me ei saa riskida seda, äkki teda ei ole. Aga seekord oli Giantsil see, et me võtame selle blue chip'i ära, Abdul Carteri, kõigil on süda rahul ja siis, kui me saame, kui ta kukub piisavalt kaugele ja siis me saame üles treidida ja võtta Jackson Dardi. Et see on natuke teistsugune mindset, nagu see tähendab minu, ma ei oska isegi sõnu. Okei, alustab uuesti jah. Et minu arust on see rohkem siuke mindset, et me pigem viskame ühe tardi sinna dartboardi pihta, et äkki joppab, aga see ei ole siuke, et me anname temale nagu franchise'i võtmed, et mine ja sa ole meie franchise quarterback. Nagu me tegime Daniel Jonesiga vaata. Ja noh, seal on nagu see ka, et noh, et nii veider, kui see ka ei kõlaks, siis sul on Russell Wilson ja James Winston ees ka vaata, et noh, et seal ta ei peagi starter olema, et noh, Jacksoniga on see, et noh, Jackson on toores ja võib-olla just sellepärast, ma ei tea, kes on näinud see Grudeni camp on tagasi, mis on tore uudis, aga noh, seal on ka, et noh, Gruden ütles, et kuule, et noh, näita mulle snap count'i ja siis noh, Ole Missi süsteem. Tartus plaksutab ja pall tuleb, et noh, see on nagu nii traditsiooniline siuke NFL-i ja kolledži eristus ja noh, Jackson peab päris palju õppima, et see on nagu siuke, et noh, see ei ole see, et sa õpid Brian Table'i playbook'i ja kust noh, mingid nagu siuksed asju, vaid sa pead õppima jalutama uuesti või noh, siuke asi, et noh, et tal on väga palju nagu õppida, aga noh, füüsiline profiil ja kõik talent on ju olemas, et ja noh, see ongi täpselt see, et Giants tegi nagu selle eeltöö ära, et see QB sisse tuua, isegi kui ta ei pea mängima see aasta. Ja see oligi minu nagu off-season alguses ka asi, et nagu võtke see franchise quarterback, et seda pressure'it tal peale ei oleks, vaata. Cam Ward on natuke teises situatsioonis, aga samas Cam Ward on ka kõrgema profiiliga, et see on okei. Ma arvan, kui sul on Joe Burrow, sa pigem tahad, et Joe Burrow mängib kohe, vaata. On näidanud seda. Vanasti Carson Palmer võitis Heisman Trophy USC-s Bengals draftist esimese pikina ja nad panid ta meelega terveks aastaks istuma John Kitna taga. John Kitnaga nad lagunesid, see Bengals oli hooaeg läks täis aia taha, aga selle nende eesmärk oligi mitte Carson Palmerit mängitada. Aga tänapäeval sa ei saa teha seda. Seda ei tehta enam jah. Noh, kui sul on Aaron Rodgers, siis Love saab istuda, aga nagu see on põhimõtteliselt ainuke variant, kus noor quarterback, eriti olukorras, kus sul ongi see, et meil ongi John Kitna, eks ju, ja siis sa võtad rookie kõrgel, siis sa pead selle rookie tänapäeval sisse panema, sest fännid, tiimid, omanikud on kannatamatud ja nad tahavad võita näha. Täpselt. Ja teine asi lihtsalt Giantsiga ka see, suvi saab väga huvitav olema, sest tegelikult Giantsil, meil on 4 quarterbacki vaata, Jackson Dart, James Winston, Russell Wilson ja Tommy DeVito on ju. Seal on, ma ei imestaks, kui tegelikult Russell Wilson ja James Winston suht võitlevad selle positsiooni pärast, sest et mõlemal lepingud on tegelikult väga lahti lastavad. Kui Jackson Dart üllatab, et ta on reaalselt legit back-up quarterback, ma ei imestaks, kui nad tahavad liigutada ühe neist ära, vaata. Mingi quarterbacki vigastus juhtub või midagi sellist, et nagu siin on nagu optionid Giantsile päris palju, et see on nagu lahe selle koha pealt. Siis, Kallaste, kui ma ütleksin sulle praegu, et esimeses raundis läks 2 quarterbacki, Jackson Dart ja Cam Ward, kohati me kuulsime sellest, aga noh, pole hullu on ju, siis teise raundi alguses ometi läheb kohe, me teame, kes on number 3 quarterback on ju. Absoluutselt, tal haige, et ta libistas üldse välja esimesest raundist. Jah, üllatab natuke, aga 3. quarterback oli Tyler Shook. Wait, who? Kusjuures minu reaktsioon sellele oli, ma mäletan, et sa oled eelmistel nädalatel, kuna Giantsi fännina sa ilmselgelt oled quarterback rohkem vaadanud, eks ju. See oligi see, et iga kord, kui me Tyler Shookist rääkima hakkasime, ma nagu zoonisin out, sest ma pole ausalt, ma ei tea temast mitte midagi. Ja nüüd ta on, mis iganes ta oli 40 pikk see aasta draftis. Jah, 40 pikk siis New Orleans Saintsi ja ta on võib-olla isegi Cam Wardist võib-olla kõige NFL ready, sest ta on juba kolledžis olnud 2018 aastast saadik. Seal on see COVID-i aasta, tal on 3 season ending injury't, kui ma eksi, et tal on eelmine aasta oli väga hea aasta, enne seda ta ei ole korralikku hooaega kokku saanud. Kas ta oli samas high school'i lennus, mis Trevor Lawrence vist? Jep,
Justin Fields, ja just ja neil on, Fieldsil on juba 3. leping, aga Lawrence sai oma selle hiiglasliku extensioni ja ta oli Herberti backup kui Herbert oli sophomore ja täiesti nagu pöörane, et ta nii kaua on. Ja pealegi, me oleme siin paar korda rääkinud, et me hakkame vanaks jääma. Tyler Shough on tõenäoliselt viimane inimene, kes draftitakse, kes on sündinud 1900-ndatel. 20. sajandil. Jah, 20. sajandil. Sõge, we are old. Kui keegi just Brandon Whedonit veel ei tee, see oleks ideaalne. Aga suures pildis Tyler Shough, tal on potentsiaali olemas, tal on käsi olemas, tal on nagu, kui sa vaatad Tyler Shough'i käsi on potentsiaalselt kõige parem, isegi Cam Wardiga võrreldab, nagu need visked, mis platvormis teha on nagu täiesti nagu eliittasemel, aga decision making on natuke, me oleme näinud neid lowlight'e praegu viimasel ajal sotsiaalmeedias. ta on nagu, kõik, mis Will Levis eelmine hooaeg tegi, Tyler Shough on järgi teinud põhimõtteliselt. Jah, aga samas Saintsi koha pealt on see, et kui see tõesti see Derek Carri situatsioon on nii halb tegelikult nagu me ei tea muidugi, mis see täpselt on, aga nagu, mis see kuradi sõna on termin, meil on isegi termin selle jaoks. Fuck it, kui see on nii halb nagu see tundub, siis Tyler Shough versus Spencer Rattler ja siis on see Heudler või keegi mingi vend on veel vaata. Jah, on jah. Hewler või mis iganes. Et nagu nendest 3, et see ei ole kõige hullem minna hooajale vastu nendega. Valvimal juhul juhtub see, et Tyler Shough alustab ja sa saad aru, et ta ei ole su franchise quarterback järgmine aasta võtama uue, vaata. Just ongi jah, et see, ma arvan, et Saintsi aasta, eriti just seda Derek Carri olukorda arvestades, kus tundub, et Derek Carri taha Saintsi eest vist mängida või mis iganes seal on. Et Saintsil tuleb ilmselt jälle selline võrdlemisi kole aasta, aga New Orleans on alati suutnud nagu neid võite välja tõmmata ja nüüd neil on 2 noort quarterbacki või 3 isegi, kelle poole vaadata, et kui Shough üllatab või Rattler, siis tore, aga kui ei, siis tõenäoliselt me vaatame järgmine aasta uuesti top 10 pikki ja vaatame, kas siis saab nihutada, kui nagu me rääkisime seal quarterbacki rohkem. Täpselt, aga siis 3 quarterbacki läinud, võib-olla seal oli vahe, vaata ju report tuli välja, et mingi meeskonna arvates, et Tyler Shough number 1 quarterback see aasta on ju. Okei, Tyler Shough läheb 3. quarterbacki, okei. Nüüd me ometi teame, kes 4. quarterback on ju. Ja me räägime 3. raundi lõpus. Ja, räägime 3. raundist juba. Ja 3. raundis läks Jalen Milroe, läks Seahawksi. Okei. Praegu Jalen Milroe Seahawksi meeskonnas on arvatavasti, kuidas sa võid kohata argumendi teha, et nüüd ta on juba isegi parem Lamarist jooksja. Hetkel, kuna Lamar on juba vanem natuke ja Milroe on Lamar ei ole vana, ta kus 18. Jah, ta on küll. Ütleme, Lamar see aasta tegelikult oli kõvasti kiirem ka, kurat. Ma arvan, et Lamar on parem jooksu kui Jalen Milroe, aga see on close. Jah, see on close. Milroe võib tast kiirem olla, see võib küll olla. Jah, Milroe on üks parimaid atleete, kes kunagi on tulnud quarterbacki positsioonid NFL-i ja läks Seahawksi, ehk siis ta oli siis 4. quarterback ja Seahawksi koha pealt 3. raundis võtta nagu quarterback, kellel on vaja kindlasti 1 aasta istuda pingil, kui mitte 2 aastat, sest ta viskamise probleem on päris suured ja mis quarterback peab tegema, viskama on ju. Aga lihtsalt see talent, Milroe lagi võib olla kõige kõrgem üldse kõikides quarterbackides selle aasta draftist. Sest nagu tema lagi on Lamar Jackson, kui ta lihtsalt mõtleb selle kordima, kui see viskamise probleem kaasa tuleb. Et ütleme nii, et see olukord tegelikult nagu peegeldab Lamar, et Jalen Milroe ei saavutanud muidugi nii palju kui Lamar Jackson. See on nagu selles mõttes ebaus võrdlus võib-olla Milroe osas, aga Lamar tuli sisse Joe Flacco taga, kes ütleme on võrreldav Sam Darnoldiga vähemalt selles karjäärifaasis, kus Flacco toona oli, eks ju, ta on ikkagi Super Bowl MVP, aga tasub mainida, aga lihtsalt jah, et ma arvan, et Seahawks peaks lihtsalt vaatama seda, kuidas Baltimore nagu selle Lamari rookie aasta tegi, et selles mõttes, et Sam Darnold on starter, Drew Lock on isegi võib-olla backup, aga nagu me rääkisime, siis Jalen Milroe on nii dünaamiline, et sa pead ta väljakule saama vähemalt mõneks jooksupaleiks või goal line või endzone või mis iganes. Clint Kubiak, mul tuli täna meelde, Clint Kubiak on ju nende offensive koordinaator, kes on väga leidlik ja siuke jooksulembeline, et ma arvan, et Milroe võib päris nagu lahe roll tulla juba see aasta. Juba kuskilt tulid reportid välja, et keskmiselt mängus 8 play'te peaks saama igas mängus. Nagu goal line. Midagi sellist. Ja aga Milroe on samas situatsioonis nagu Jackson Dart-Chances. Sul on 2 veterani ees, sest et ma arvan, Drew Lock toodi põhjusega sinna meeskonda back-upiks ja nüüd muidugi üks trade, mis juhtus enne seda pikki oli see, et Sam Howell, kes oli muidu back-up quarterback, ta treiditi nüüd Minnesotasse. Ehk siis Minnesota sai endale back-up quarterbacki, sest tegelikult nagu Sam Howell on näidanud see tema rookie aasta Washingtoni eest nagu
ta on adekvaatne ja pallikaotused olid suur probleem, aga no see ründeskeem oli ka väidetavalt probleem olnud, on ju. Aga noh, see selleks, ta on backup quarterback. Et nüüd ongi ju Seattle'is on Sam Darnold, Drew Lock on kindlalt number 2 ja Jalen Milroe on see emergency quarterback, vaata, kes ei lähe game day rosteri vastu. Ta on see tasuta quarterback ja sa saad ta sisse panna, vaata põhimõtteliselt goal-line'is, kui on vaja. Just, ja noh, see on nagu jälle see filosoofia ka, et noh, mulle nagu endale meeldib see idee sellest, et noh, su põhikvarterback on Sam Darnold ja isegi Drew Lock, aga su backup on nagu stiililiselt erinev. Et noh, et tema on see jooks, et noh, ta pakub sulle mingi teise elemendi, et kui Samiga juhtub midagi või Lockiga juhtub midagi, siis noh, Jalen Milroe vähemalt tuleb nagu teistmoodi peale, et noh, see on nii sarnane sellele Baltimore'i olukorrale, et noh, Flacco ühel hetkel sai vigastada ja ta ei saanudki seda tööd tagasi kunagi, sest Lamar lihtsalt jooksis nii hästi, vaata toona. Et noh, mina selles mõttes jälgin ja noh, Seattle üldse tegi väga siukse huvitava drafti, aga mina nagu jälgin suure huviga seda, kuidas Jalen Milroe seal areneda saab, eriti arvestades, et ta on 3. raundi pikk ja mitte 4. pikk nagu Anthony Richardson. Täpselt. Mitte nagu see vahepeal, et ruumorid ja ma oleks isegi okei olnud see, kui Giants oleks 25. ma ütlen Milroe. Milroe on samas situatsioonis, et las ta istub pingile ja õpib, vaata. Aga noh, Jackson Dart on rohkem advanced ja sa saad teha argumendi, et mingist hetkest sa seda viske touchi sa ikka väga, seda annab coach ida, vaata. Ja Josh Allenid on ainult üks, noh. Jäpselt. Ja aga Milroe oli 3 aasta peale 3 erinevat offensive coordinatorit, kõik see asi, et no seal on argument, aga me saame Milroe'st veel rääkida, et siin training camp'is ja värki. Aga okei, 4 quarterbacki läinud, okei, arusaadav, nendest 4 me rääkisime ka natuke ja no 5 peab ometi olema see ju Colorado kutt. Kes siis veel? Kes siis veel, on ju? Vasaku käeline väike Hawaii kutt Dylan Gabriel. Läheb Brownsi. Et ma saan aru, Dylan Gabriel, kui ta oleks möödud samad nagu Cam Wardiga, ta oleks number 1 pikk olnud nagu no questions asked. Tal on production olemas, tal on touch olemas, kõik asjad on olemas, aga ta on vaevalt 183 sentimeetrit pikk. Heismani kandidaat, kõik need asjad ja noh, kõik see, et ta on võitja ja kõik see asi, aga noh, jah, ta lihtsalt füüsiline profiil paraku ilmselt ei, ja noh, tal ei ole vaata seda ka, et ta ei ole Kyleri kiire või midagi sellist, et noh, et tal ei ole seda supervõimet. Jah, aga nagu Brownsi koha pealt, sa võtad nagu sama asi nagu Seattle, sa võtad 3. raundis halvimal juhul, see on su backup quarterback järgmiseks 5 aastaks. See on kusjuures nagu, mu mõttekäik on sellega muutunud nüüd, sest et ma mäletan, et Green Bay Packers tegi seda Brett Favre'iga 90ndatel hästi tihti. Nad võtsid iga aasta seal 3. päeval võtsid 1 quarterbacki ja lihtsalt äkki joppab, on ju. Aga sa saad backup quarterbacki ja sealt tulid ju sealt tulid ju päris paljud. Doug Peterson oli vist backup minu meelest. Kurt Warner oli seal ju. Sa saad neid treidida, vaata ka, see on teine asi. Täpselt, sa saad natuke liigutada, Matt Hasselbeck oli vist kõige populaarsem, kes tuli nagu no, ta ju mängis päris pikalt nagu veel. Jah, Seattle franchise quarterback, seal läks superbowli nendega. Et ma ei saanud kunagi sellest tegelikult aru, et nagu minu meelest oli see raiskamine. Aga see, mida Joe Shane GM ütles see aasta enne drafti oma intervjuus oli see, et nagu üks asi, mida sa pead ka mõtlema, on see, et sa saad endale backup quarterbacki 4 aastaks kontrollitud raha või lepinguga, mis on nii väike, et sa ei pea maksma Drew Lockile 4 milli aastas, nagu eelmine aasta Giants tegi, vaata backup quarterbackile. Sa maksad Dylan Gabrielile 4 milli 4 aasta peale. Et nagu, see lihtsalt nagu cost kontrolli koha pealt, nagu meeskonna ehituse koha pealt on see tegelikult päris hea. Et kui sa saad backup quarterback, okei, vaata. Nagu Will Levis, vaata, võib-olla liigub sinna rolli praegu. See on teist raundi pikk, vaata. Tal ei ole suurt lepingut, aga ta on näidanud, et ta suudab mängida NFL-is ja ta on flashinud, et ta suudab hästi mängida, vaata. Et kui ta nüüd Cam Wardi back-up on ja kui ta suudab aktsepteerida seda rolli, Tennessee'l on süda rahul 8 aastaks. Ta ei pea muretsema quarterbacki positsiooni pärast, kui Cam Ward töötab. Just, kui see toimib. Aga noh, see ongi täpselt, et noh, pigem niipidi, me teame lihtsalt, vaata, noh, see ongi see, et kui su tiimil ei ole quarterbacki ja su tiimil ei ole quarterbacki 2-3 aastat, see on ilgelt nõme asi, vaata, siis sa vaatad liigas ringi ja sa näed neid kuradi Lamar ja Josh ja Mahomes ja neid ja mõtled, et mul võiks ka olla see vend. Sa pead neid nooli viskama lihtsalt nii kaua, kuni sa hitid ühe. Täpselt, minu meelest on ka see, et nagu lihtsalt võtke neid quarterbacke ja noh, ma ei tea, rääkides noole viskamisest on ju, siis järgmine noole vise tuligi 3. päeval alles, ehk siis 5. raundis läks siis, mis on 6 quarterback või? Jah, 6 quarterback ja siis läks Brownsi Shedeur Sanders 5. raundis. Ja võt nüüd on see koht, kus see Dylan Gabrieli valik tundub nagu eriti, sest noh, me ei tea, mis seal toimub loomulikult ja noh, raske on nagu telepildi järgi mingeid järeldusi teha,
aga kui pärast Sheduri piki näidati siis Clevelandi juhatust, Andrew Berry GM ja Kevin Stefanski nende peatreener, noh, väga rõõmsad nad ei olnud selles mõttes, et noh, nad keegi ei juubeldanud, noh, siuke plaksutus, noh, mis iganes võib-olla. Mihkel meie chatis ütles kõige paremini, umbes nagu lõpuaktusel plaksutatakse peale 180 diplomit. Su perekonna nimi algab A-tähega ja siis sa pead seal istuma. Aga noh, seal on lihtsalt teooria see, et omanik Haslamite perekond tuli sisse samamoodi nagu need Sean Watsoniga tegid, et nad tulid sisse, et võtke see Sanders ära. Et noh, 2 quarterbacki võtta järjest Clevelandi poolt on haruldane. Aga jällegi see sama teooria, mis me just rääkisime, viska nii palju neid paganama nooli sinna, noole laud, mis dartboard on? Laua pihta ja võib-olla joppab. Mõtle, kui sa saad Shedeur Sandersi, kes äkki töötab, äkki ta on su franchise quarterback 8 aastaks. Sa saad ta paganama 5. raundis. Ta saab, see kõige haigem stat, Shedeur Sandersi NFL-i leping on väiksem, kui ta eelmise aasta 1-aastane NIL-i tiil Colorados. Jah, just. Üks pealkiri tuli kohe välja, et Shedeuri see drafti langus maksis talle $44 miljonit potentsiaalselt, et noh, täitsa pöörane. Et noh, see on täiesti nagu, noh, Mel Kiperit kuulake, kui tahate paanikat näha, aga noh, see on lihtsalt nagu enneolematu, kui kõrgelt ta tegelikult kukkus, et noh, seal on ilmselgelt teised faktorid sees. See, kuidas ilmselt Sandersi perekond seda drafti protsessi nagu võttis, et noh, Shedeur on legendaarne ja kõik need asjad ja ma arvan, et NFL-i tiimid lihtsalt nägid selles nii palju seda distraction'it, et nad ei tahtnud seda. Et ma arvan, et siuke mingid, noh, vaata seda proovite mingiks rassi asjaks teha kõik see, ma arvan, et see on lihtsalt see, et Shedeur Sanders on noh, enesekindel on võib-olla hästi öeldud, et ma arvan, et lihtsalt NFL-i tiimid ei hinnanud teda starteriks ja kas sa tahad back-up'iks kedagi, kelle isa võib potentsiaalselt su tööd tulla võtma, et noh, see ei ole asi midagi. Kas see quote oli päris, mis Dion just välja tuli või? Ma just mõtlesin ka seda jah, et see ei saa päris, kui see päris on nagu Dion, what the fuck, mis sul viga on nagu kui see quote, ma proovin otsida korra seda, aga ma loodan, et põhimõtteliselt on see, et enne esimest meetingut Shedeuri ja Cleveland Brownsi vahel, et siis Dion Sanders peab ka seal olema, et nad ikka arutaks läbi täpselt, kuidas nad Dioni kasutavad ja kuidas see kõik välja näeb, et mingit bullshit ei juhtuks, et ta ei luba sellel juhtuda või mingi siuke asi. Tundub, et see on vist vale info. Ma eeldaks ka, sest et see on nagu jabur, kui see päris on, vaata. Ja no see oleks nagu reaalselt. See teeb järjest hullemaks, sest sa kallad lihtsalt nagu õli tulle ju. ma katiks Shedeuri, kui Dion, kohe kui Dion midagi metsa keerab, siis noh, mul ongi see, et mul on nagu Shedeurist kahju, et noh, üks asi on see, et noh, et me oleme seda Sandersit saanud nii palju, et noh, et kõrini. Aga noh, lõpuks see on ikkagi kutt, kes tõesti arvas, et ta läheb väga kõrgel draftis ja langes ja korraldas mingid pidusid juba ja tähistas seda kõike ja kõik see, et ma loodan, et Shedeur on humbled ja ta on valmis Joe Flacco taga istuma, sest tõenäoliselt ta seda tegema hakkab. Või Dylan Gabriel, aga seal vahel või Gabriel või kurat Kenny Pickett või kes iganes. Et aga lihtsalt jah, see Shedeuri olukord, noh, see oli ikkagi terve drafti, varjutas tegelikult terve drafti isegi see, et noh, et mingis 5. raundis, kui ta lõpuks valiti, siis ESPNis räägiti mingi 10 järgmist pikki Shedeur Sandersist. Isegi, mis see oli hoki kommentaatorid, pesapalli kommentaator oli, vaata kui Pittsburghis ja paganama see star pitcher viskas palli, Ameerika jalgpalli enne mängis, võib-olla draftitakse enne kui Sanders on ju. Ei no Donald Trump pani oma sinna kuradi äpile ju sõnumi, et noh, see ongi see, et kui tekib küsimus, et miks NFL-i tiimid võib-olla ei tahtnud Shedeur Sandersit võtta, see ongi see, et Donald Trump tweetis ta kohta, vaata, et noh, et me ei taha seda kuradi distraction'it oma meelest. See on sama asi, vaata, mida räägid, vaata Colin Kaepernickus, kui ta see põlvitamise asi tuli, nad blackmailisid teda. Võib-olla tõesti mingi hetken, aga lihtsalt mõtle meeskonna koha pealt, nagu kui sa oled firma juht, kas sa tahad lihtsalt tavalist casual töötajat? Liinitöötajad põhimõtteliselt, sest et Kaepernick oleks olnud backup quarterback, maybe competinud, vaata. T-Bow'ga oli sama, Tim Tebow'ga oli sama asi. Kas sa tahad saada seda distraction'it sinna meeskonna juurde, vaata? Et nagu see ei ole väärt seda. Sa saad Dylan Gabrieli, sul on süda rahul, vaata. Jah, ideaalne, jah, et saadata kuskile sinna, tead, ma ei tea, noh, Clevelandis kuskil laste haiglasse ja noh, tiim saab positiivset PR-i ja kõik see värk, et noh, et see on kõik nagu see, aga lihtsalt jah, Sandersiga tuleb nagu teine asi kaasa, et jah, et noh, ideaalses maailmas oleksid NFL-i meeskonnad lihtsalt siuksed neutraalsed spordiklubid, eks ju, et noh, nad võtaksid parima mängija või no mis iganes. Aga nagu sa ütlesid, nad on ettevõtte juhid, et tiimide omanikud on ühtlasi liiga omanikud ja nad tahavad raha teenida ja nad ei taha oma varadega mängida.
täpselt, sponsorid kõik asjad mõjutavad ka, et nagu me ei tea, me ei saa kunagi teada, mis vaata see miim oli ka, et nagu screw them Jeffrey Epstein files, we wanna see those pre-draft interviews with Sanders. Et suva nüüd, ma tahan neid intervjuusid näha, seda väidetavalt oli need intervjuud meelega aia taha visanud. Jah, väidetavalt üks ruumor on see, et ta meelega meeskonnad, kuhu ta ei tahtnud minna, ta meelega rääkis halvasti sellest seal, tegid intervjuu halvasti, vaata. Et ja sellepärast arvates see slaidis ka nii kaugele, kusjuures, sest need meeskonnad ilmselgelt hakkas seda võtma siis nii kaugel, vaata. Et jah, igatepidi nad keerasid uksi selle pre-drafti, kõik selle intervjuud, värgid, mis sealt tõsi ja mis ei ole, eks me kuuleme siin aja jooksul, et see Giantsi report tuli ka välja, vaata, et nagu Table'iga olid põhimõtteliselt riidu läinud seal intervjuu ajal, et on, mis ta on, me ei tea, mis on tõsi ja mis mitte, aga Sandersil, nagu Kallast ütles, et äkki ta nüüd natuke humbled, võtab sammu tagasi, keskenduma Ameerika jalka peale, võib-olla mitte see räppimise peale, sest et kusjuures nagu see klipp ka vaata, mis tal Cam Wardiga oli, vaata see, et küsib, tegi trenni 8 Cam Ward ja Shedeur Sanders ja siis Sanders küsis Cam Wardi pealt nagu sa ei laula üldse või ei räpi üldse või, siis Cam Ward ütles, et I play football ja siis Cam Ward pani vastu Sandersile, et why do you wear a cap, you don't wear a cap as a football player. Sanders, miks sul kett kaelas, et sa ei kanna ketti kaelas võti ja Cam Ward ütles, kanna küll. Nagu see oli nii naljaks, et need on nii mõttetud asjad tegelikult, aga ma mäletan, kui need klipid tulid, need trenniklipid tulid välja. See oli see hetk, kus minu jaoks Cam eraldus tegelikult, sest see oligi need videod, üks asi oli see, et seal videos oli selgelt näha, et Cam'i käel on palju rohkem juurde taga. See on üks asi, aga lihtsalt see nagu see mentaliteet jah, et Shedeur Sanders teeb oma podcasti, mille nimi on Legendary Podcast. Et ma ei taha, et ja nüüd ta on back-up, et ma ei taha seda kutsuda, et ma saan aru, kui Joe Burrow teeb podcasti, mis on mingi, ma ei tea, mis iganes greatest ever podcast, eks ju, okei, sa püüdled selle poole, sest sul on case selle jaoks, aga jah, see tuleb tööd tegema. Siin on see asi ka, et te kehtesta ennast liigas, kui sa teed siukseid asju. Väga vähesed saavad seda, Caleb'il vaata õnnestus natuke teha seda, kuigi ta pidi ka sammud tagasi võtma, vaata, mis oli eelmine aasta enne drafti, mis Caleb Williamsi campist, mis kõlakad tulid välja, mis ta tahab teha ja kõik see asi, aga kuidas sa lähed meeskonna locker room'i, kui sa 20, ma ei tea, Sanders on 22 või mis ta on, lähed locker room'i, kus on 35-aastane pereisa seal, kes mängib kaitseb su kuradi vasakut poolt seal täklina, Mismoodi sa lähed taga nagu normaalselt juttu rääkima, kui see poiss, pisike poisike quarterback pole mitte midagi saavutanud veel liigas, Nagu mismoodi see kuradi vana mees, kes nagu võtab viimast oma karjäärist ja annab kõik, mis tal on ja siis vaatab sellele kuradi nii-öelda nolgile otsa, vaata, kes on nagu keskendub poolel ajal muudele asjadele. Ma tean, maailm on teistsugune, et sa pead brändima ennast, aga nagu mingi hetkeni sa pead olema ka hea mängija, et brändida ennast, vaata. Jah, just, et ma ei tea, see Shedeuri olukord on nii pöörane kuidagi, et see ongi see, et see NIL, kõik need asjad, see Sandersi perekonna nimi, et see oligi see, et kui sa drafti vaatad ja vaatad Colorado meeskonda, siis ütle mulle, et seal on kaks kõrge profiiliga prospekti, kumb on Dioni poeg? Kas quarterback või siis see mingi dünaamiline wide receiver cornerback, et see ongi nagu see, et see Sandersi perekonna nimi ilmselgelt maksis seal, aga lõpuks tuleb välja, et ei maksnud. Ja aga kui Sanders toimiks, kui Shedeur Sanders toimiks NFL-is, oleks Brownsi quarterback, see sitaks lahe story, nii et nagu mis vahet seal kokkuvõttes on, ta sai 5. raundi, ükskõik kuidas sa saad sinna meeskonda, sa saad sinna meeskonnas ja sul on kõik võimalused olla starter esimesel aastal tegelikult, et nagu nüüd vaatame, hoia pea maas loodetavasti ja let's go. Edu ja pikka karjääri Shedeurile. Täpselt. Siis Kallaste teised quarterbackid, kes pärast Shedeuri läksid 7-8, midagi huvitavat jäi silma või? Will Howard Pittsburghi võib-olla tasub mainimist lihtsalt sellepärast, et me oleme rääkinud ka temast, et ta on selline camp-arm võib-olla, aga ta, ma ei tea, oleneb, mis see Pittsburghi quarterbacki olukord on, aga ma arvan, Will Howard on seal võib-olla quarterback 2 tulevikus. Kui Rodgersi tule, seda võib week 1 starter olla, seal Mason Rudolph on praegu starter. Ma just mõtlen ka, et kui mul oleks valida Will Howard ja Mason Rudolphi vahel, siis ma pigem veeretaks Taringut. Pigem küll, jah. Aga jah, muidu quarterbackidest me peame rääkima pikemalt ja siit draftist ma loodan ikkagi üks franchise quarterback lõpuks tuleb, et päris Kenny Picketti drafti aasta ei ole loodetavasti, et Cam Wardist, Giantsi fanina ma loodan, et Jackson Dart toimib, aga kui ei toimi, me alati saame järgmisel aastal uuesti minna. Siis tuleme drafti juurde. Nüüd see number 2 pikk, siis Jacksonville Jaguars treidis ülesse Cleveland Brownsiga, et siis Jacksonville oli nüüd number 2 pikk ja Cleveland Browns treidis siis 5. pikki peale ja Jacksonville obviously võttis Travis Hunteri, mis on loogiline.
aga see, kuidas see positiivne meedia Travis Hunteri ümber on, see, kuidas ta seda kiivrit pressikal pähe proovis, see on jumal lahe. Travis Hunter on minu meelest kõige footballing vend üldse, sest et see ju vend, ta ütles ju, mingites intervjuus ütles, et keegi küsis ta käest, et NFL-i playbookid on hästi suured, et kas sa oled kindel, et sa suudad õppida nii kaitse kui ründe omad on ja värgid, siis ütles vastu, et aga ma tegin seda sama Colorados, võib-olla tõesti ei ole need playbookid nii suured, aga ma käisin koolis ka samal ajal täis aega, tead või? Et nagu ma ei pea enam koolis käima, nüüd on ainult football ju. Just, ei Travis on võib-olla üks lahedamaid lugusid draftis, mis nagu viimased aastad on tulnud, et noh, lihtsalt jah, nüüd on huvitav, et noh, Jacksonville'i poolt nagu selles mõttes, et nad pidid esimese raundi piki saatma, et noh, Clevelandile, et jällegi me enne mainisime seda, et quarterback'id on järgmine aasta tugevad, Clevelandil on nüüd 2 first round'i piki, nende oma ja Jacksonville'i oma, et noh, et sama tuleb veel esimese raundi lõpus uuesti jutuks. Aga jah, Travis Hunter, minu jaoks on see Jaguarsi fit olnud algusest peale kõige lahedam, lihtsalt Jaguars ei olnud kunagi kauguses, et seda saada. Ma panin ta 5. pikina ühes oma mock draftis ju, Jacksonville, ja siis me rääkisime samas asjast, kuidas sinna kukkutakse nii idekas vaata. Just, et noh, ma arvan, et ta poleks elu sees New Englandist kaugemale kukkunud ja noh, veel vähem ta poleks ilmselt Giantsist kaugemale kukkunud. Aga Jacksonville uus GM, esimene aasta pani tead kohe, tuli by home run'i ja noh, see ongi see Travis Hunter, see on lahe, see on lihtsalt lahe. Just, ja sa paned ta piletite peale koos Brian Thomas'e ja Trevor Lawrence'iga, see on lahe. Ja kui ma nüüd ei eksis, Jacksonville vist toob uued särgid, nad lähevad vist mingi retro särgi peale, noh, Travis Hunter põhitab palju, nad neid Hunter 12 särke juba müünud on, et see on vinge, see on lihtsalt lahe lugu. Jah, et igatepidi ja siis nagu sa ütlesid, Brownsil ideaalne tegelikult, sa said Mason Grammi 5. pikina, kes on tegelikult oleneb, kellega sa rääkisid, aga Mason Graham oli Travis Hunteri ja Abdul Carteriga samas kategoorias osade arvust, et nagu blue chip, ta ei ole keegi ütles seda, et kui sa vaatad ta keha, ta ei ole üldse nagu shizzled või nagu, ta ei ole üldse nagu atleetlikina välja. Aga mõtle, kui ta NFL-i strength programmis on ka paar aastat. Kui ta ennast ehitab nagu atleetlikumaks ka, sul on paganama üks parimaid defensive tackle'id, uus Chris Jones. Jah, see on nagu jah, et kui ta Miles Garrettiga koos trenni teeb veidi, võib-olla nagu midagi muutub, et ta on suur tüüp ja ta on ikkagi jah, nagu sa ütlesid, ta on tegelikult ju terve hooaja vältel olnud blue chip vend, ta ei ole mingi tüüp, kes järsku tuli. Ja tal on production kõik olemas ja Miles Garrettiga samas kaitseliinis. Me rääksime Abdul Carter ja Miles Garrett, ega Miles Garrett ja Mason Graham ka halb kombinatsioon. Ja no see ongi see, et Cleveland tegi nagu selge otsus, et nad ei võta Hunterit, noh, nad teadsid, et kui nad 5. peale lähevad, nad ei saa Hunterit, aga sa saad kas Abdul Carteri, Mason Grahami või siis noh, Will Campbelli, Armand Membu või Genti või kelle iganes. Ma arvan, et Cleveland oli lihtsalt rahul sellega, et kes iganes neile kukub, nad võtavad. Täpselt järgmiseks aastaks on neil nii palju mängu nuppe nüüd minna quarterbacki järgi, kui on vaja. Who knows, Sanders võib-olla franchise quarterback, who the fuck knows? Just. Nagu see on okei. Siis Giants võttis Abdul Carter, nagu varasemalt öeldud. Giants võttis siis ka Kayvon Thibodeau 5. aasta optioni üles, ehk siis Thibodeau on meil 2 aastat Giantsis kontrakti all. Minu meelest lükke. Nad mõtlevad välja, kuidas nad kasutavad neid 3 defensive endi 2 positsiooni peale. Abdul Carter võib natuke off the ball mängida ka ja kui ei toimi, Thibodeau saab alati ära treidida. Et minu meelest super pikk, nagu meil on ja jumal tänatud, et Lawrence Taylor talle oma 56 ei andnud. Mulle meeldis ka. Nagu võta, nagu Lawrence Taylor ütles, võta topelt 0, lihtsalt tee see legendaarseks ise vaata, see on mu meelest poole vingem vaata. Ja ma olin ka nagu, noh, tore oli see, et Warren Moon andis Cam Wardile, et noh, teeb mustanahaline quarterback annab teisele ja noh, kõik see ajalugu seal taga ja kõik see. Aga noh, Abdul Carter võiks enne midagi teha jah, et ma ei tea, kas number 11 on saadaval, ta võib sellega minna, tee nagu Maika, tee see legendaarseks numbri. Jah, ja nüüd sa saad teha, kasutada neid ükskõik mis numbrid, vaata. Siis ma loen top 10 ette. Number 4 pikk oli siis Will Campbell, mida me ennustasime ka kõik, läks siis Patriotsi on ju. 5 oli Mason Graham, läks siis Brownsi nagu rääkisime. 6. Aston Genti, running back, Boise State'ist läks Raidersisse. Armand Membo läks Jetsi 7. pikina. T-Mac, Detoria, Macmillan. Läks siis receiverina Panthersisse, Kelvin Banks tackle läks siis 9. Saintsi ja Colston Loveland oli esimene tight end, kes läks Bearsi. Kallaste, nendest pikkidest, mis sulle kõige rohkem silma jäi? Ma ei tea, noh, eks need 2 viimast on nagu võib-olla kõige üllatavamad, et noh, see Kelvin Banks oli nagu Saints pikk kui saab, et sa arvad, et Saints võtab Sheduri või Genti või kellegi ja nad võtavad selle guard tackle'i kombo ja noh, Colston jah. Ma ei tea, noh, ma kahjuks või õnneks ei ole nagu selline betting man, aga mul oli tunne, et Loveland tegelikult võib minna varem kui Tyler Warren, sest mul mitte nagu isegi sellepärast, et Loveland nii palju kerkinud oleks, või sellepärast, et noh, Tyler Warren nagu
ja ta on ideaalne ja Warren nagu, Warrenist räägitakse, et on siuke overall tüüp, teeb kõike natukene ja kõik seda, aga tal on jälle see, et Lovelandil on selgelt receivingus nagu siuke peajagu advantage ja tiimid tegelikult ju tahavad seda. Ja sul on 3. receiver, teine tight end, sa saad hakata jooksma 2 receiver'iga, 2 tight endi package'id, kui sa tahad. Jooksjaga nüüd, me räägime Bearsist natuke pärast veel, aga jooksjad nad ei võetud üldse, et nagu see on küsimus. Aga top 10 kolm ründeliini mängijat, mis on tegelikult üllatav, aga põhjus on ka selleks, et kõik need 3 peaksid tacklina alustama, potentsiaalselt võib-olla mõni peab neist kaardi peale liikuma, aga tackleid, nagu elite tackleid oli siin draftis tegelikult päris vähe, et nagu sellepärast nad võeti alguses ära, et Saintsil arvatavasti oligi, et nagu me saame kaitseliini hiljem ka vaata, et nagu tackli ära võtmasid, et ründeliini tugevdada, sest et Trevor Penningu 5. aasta optionit ei võetud ka üles nende tacklit, kes on suht past olnud, vaata, et seal näitas ära. Ja me oleme rääkinud, et see on sügav defensive line'i klass, et ilmselt see mõtteviis oligi ja nad lõpuks võtsid quarterbacki üldse teises raundis, aga lihtsalt Jetsi offensive line vasakult paremal on Olu Fashanu, John Simpson, Joe Tippmann, Elijah Vera Tucker ja Armand Membu ja seal taga on Justin Fields ja Brees Hall ja Braylon Allen. Nii et ma arvan, et Jets saab päris hunnikus joosta see aasta. Ja siis Aston Genti ikkagi tuli Raiders, võttis oma running backi ära, neil pole ammu olnud domineerinud. Latavius Murray's saadik pole tegelikult sellist korralikku 1000 jaardi feature back'i olnud tegelikult. Ja Latavius ei olnud lahe nimi, aga ta ei olnud see enam sellele ajal. Ja Latavius ei vedanud seda rünnakut, see oli ikkagi Amari Cooper ja need teised receiver'id ka, kes seda olid, kes iganes nad olid. Et see on nagu vabandust, Michael Crabtree oli. Oli. Ma mõtlesin, üks vend oli veel, ma mõtlesin, kurat, ma ei tohi teda unustada. Siis ma loen järgmise 10 ka ette, et Michael Williams, siis defensive end läks San Franciscosse, Tyler Brooker, guard läks Dallasesse, Kenneth Grant, nose tackle, siis Michiganist läks Miamisse, Tyler Warren, tight end, kukkuski Coltsi ja said sinna. Jalen Walker läks Atlantasse, defensive end, Walter Nolan, defensive tackle läks siis Arizona Cardinalsi, Shamar Stewart läks Bengalsisse, defensive end, Gray Sable, guard, center läks siis Seattle'isse, Emeka Ebuka, receiver läks siis Buccaneersi, J.D. Barron, cornerback safety läks siis 20. Broncosesse ja Derek Harmon läks siis 21. Steelersisse, siit Kallaste midagi huvitavat, mis sulle silma jäi? Ma arvan, me tuleme ringiga tagasi, aga Tallas tegi väga hea drafti, aga Emeka Ebuka pikk võib olla natuke üllatus Tampa Bay, sest Evans, Godwin, eelmine aasta Jalen McMillan paistis välja, Trey Palmer on tegelikult okei, on neil on tight ende ja suurem vajadus, me ei tea, aga pass rush ja D-line jäi kuidagi nagu tühjaks, siis nad võtsid Ebuka, keda nad ilmselt näevad väga suure rollina juba rukkina, ma arvan, et ta astub sisse ja ta on 3. receiver'ina kogu aeg väljakul põhimõtteliselt. Kadmin sai 2-aastase lepingu tegelikult ju. Vist oli jah, vist oli 2 aastane. Jah, see mõttes põhimõtteliselt 2 aastane, vist järsku oli 3 aastane tegelikult. Vist jah, et nagu, ma saan aru, võib-olla Macmillan ja Puka on see tulevik, vaata, uus Kadmin ja Evans, vaata, selles suhtes. Ma saan aru, aga jällegi, J.D. Barron oli minu meelest on the board, vaata, neil oli cornerbacki vaja ka veel, vaata. Aga minu meelest 17. Bengalsi pikk pani natukene, Shamar Stewart pani nagu kukalt kratsima, sest et Shamar Stewart on siuke mängija, kellest mina ei oota, et ta esimesel aastal põhimõtteliselt teeb midagi. Teine aasta võib-olla teeb midagi ja võib-olla 3. aasta on see, kus ta tuleb Rashan Gary. Võib-olla on see, arvan, pigem juhtub niimoodi, on ju. Või siis nagu Margus Hunt oli samamoodi, vaata, Bengalsis, on ju. Et sul on nagu kaitsesse, kus sul on praegu playmakerid vaja, et nagu see on siuke huvitav pikk, nagu minu meelest natuke reach, aga jällegi eliit talent, ta võib olla ka järgmine Miles Garrett, vaata. Jah, et see oligi see, et ta on lihtsalt nii toores, et ainuke asi, ma lihtsalt ise mõtlesin, et James Pierce, kes läks kõvasti hiljem tegelikult on nagu natuke rohkem polished pass rusher ja siis Derek Harmon, kes oleks täpselt samamoodi, et Cincyl oli lihtsalt vaja nagu kaitsjat ja Derek Harmon läks siis 21 Pittsburghi, ma tõesti Derek Harmoniga. Kui Mike Tomlin ja Pittsburgh tal helistasid, siis Derek ütles, et kohe kui ma kõne lõpetan, ma lähen haiglasse, ütlen oma emale, et mind draftiti. Paar tundi hiljem Derek Harmoni ema suri ära. Ma loodan, et Derek Harmon võtab iga aasta 2 nädalat pausi, et ta väga hullu ei pane 2 nädalat, aga ma loodan, et see tüüp on Hall of Famer, milline lugu ja see on traagiline, aga nii ilus samal ajal, et kõik edu Derek Harmonile. Õnneks läks Pittsburghi, et Pittsburgh hoolitseb siukest tüüpide eest hästi. Ta on Cam Haywardi replacement. Just täpselt. Ja Cam juba Twitteris umbes tervitas teda ja siuke värk, et lihtsalt pöörane lugu, sa töötad terve elu unistuse nimel ja sel õhtul sa pead oma ema kõvasti jätma. Ja Bentoni kõrval on see D-tacklite duo nagu ilus. Jack Sawyer tuli ka veel sinna defense vendi peale ka veel. Jack Sawyer!
The hero! Üks nimi, võib-olla Tyler Warren, idekas fit Coltsi, tight end sobib sinna, nagu neil on vaja sellest lõpuks ühte head tight endi. Sul on vaja Dallas Clarki asendajat, kes oli seal 20 aastat tagasi põhimõtteliselt. Siis viimases otsas 22. pikane läks Omarion Hampton running back läks Chargersisse, Matthew Golden receiver läks Packersisse, Donovan Jackson Card läks Minnesotasse, Jackson Dart siis Giantsisse 25. pikina, 26. pikk Rams treidis välja esimesest raundist ja Atlanta Falcons tuli päris kaugelt üles esimesse raundi tagasi, kus nad võtsid James Pierce'i, võtsid teise defensive endi veel ja 27 Malakai Starks siis läks Ravensisse, Tyleek Williams nose tackle, defensive tackle, läks siis Detroit Lionsisse, 29. Josh Connorly offensive tackle läks Washingtoni, 30. Maxwell Hairston cornerback läks siis Billsi ja siis Eagles ja Chiefs vahetasid oma drafti positsioonid ära, 31. läks Jihad Campbell läks siis Eaglesisse ja viimase pikina siis 32. läks Josh Simmons läks siis tacklina läks Kansas City Chiefsi. Et siit Kallaste, sellest treidist vist peame alustama või? Jah, ma just mõtlesin ka, et see treid on lihtsalt ilmselt, et siin tegelikult oli lahedaid mängijaid igal pool, et eks me jõuame nendeni, aga jah, Falcons maksis siis esimese raundi piki ja peale veel, et tulla jah, nagu sa ütlesid, teise raundi sealt, seal kus nad teises raundis olid. Teise raundi keskel. Just, et neil oli 15 pikki, eks ju, et mulle nagu idee poolest see meeldib. Sa võtad Jalen Walkeri ja James Pierce'i, kes on nagu potentsiaalikas pass rush ja sa pead nende ümber nüüd ehitama hakkama. Aga mulle pakub intriigi see Ramsi poolt, et Rams treidis välja esimese raundi piki eest. Vaat see on huvitav, sest me just rääkisime. Iga aasta öeldakse, et järgmise aasta quarterbackid on paremad. Tõenäoliselt järgmise aasta quarterbackid on paremad. Ja Matthew Stafford on oma karjääri lõpus. 2 aastat väidetavalt oli, ruumor on see, et Matthew lubas, et 8 aastaks me on olemas, siis on läinud. Just, et järgmine aasta võtta siis Matthew Staffordi asendaja, kes saab veel aasta Staffordi ja McVay all õppida enne, kui ta mängib. Ma arvan, et me näeme Ramsi quarterbacki plaani praegu juba nagu minemas. Sest et Ramsil on vaja 11 esimese raundi pikki, sest nende pikk on arvatavasti jälle 20, sest et me eeldame, et Rams on play-off'i hope pool vähemalt see play-off'i ääre peal vaata. Ja mitte, et sa selle peale loodad kunagi, aga kui Michael Pennixiga peaks midagi juhtuma, Kirk Cousins tõenäoliselt ei ole Atlanta quarterback niikuinii. See pikk võib olla top 10. Ja kusjuures Atlanta GM on nõnda, et kui see ei toimi, nagu see, ta on läinud järgmine aasta, Fontenot, mis ta nimi on? Terry Fontenot, ja see on ka sama olukord, et sul on GM, kes niikuinii ta istmalune on soe ja siis tiim lubab tal veel järgmise aasta first roundi pikki ära treidida, vaata, see on alati siuke kahtlane lükke. See on huvitav, aga see natuke meenutab nagu, mida tegi Houston Texans, vaata, võtsid CJ Stroudi ja siis treidisid uuesti üles, et võtta Will Anderson, et võtta nagu 2 blue chip'i. See ei ole sama situatsioon, meil ei ole blue chip'id, aga millal oli viimati Atlanta Falconsil hea defensive end? John Abraham. Vic Beasley oli see 1 hea aasta, aga Vic Beasley peale seda läks kohe allapoole. See oli võib-olla kõige õnnelikum pass rush'i aasta eales, sest tal need säkid jooksid üle lihtsalt enamusega. Nüüd sul on 2 tükki, kui neist 1 toimib, fuck it, who cares tegelikult. Ja super jah, et see ongi see, et ja ma näen nagu mõlemas väga palju potentsiaali ka, et see ongi lihtsalt, et nüüd nad peavad mõlemad toimima. Ja siis kohe sellest järgmine pikk Malakai Starks, nagu selle kõige rusikam silmaauk üldse. Tyler Warren tegelikult Coltsi oli siuke rusikas silmaauk, siis Malakai Starks oli siuke teine rusikas silmaauk nagu Ravens, see safety nagu. Sul on Kyle Hamiltoni kõrval, see kombo on olemas nagu pikaks ajaks. Kurat, see on nii hea pikk minu meelest. Ja see oli super, see oli nagu, ma arvan, et enamus Ravensi fänne nagu lootis selle peale, aga ma ei arvanud, et ta nii kaugele kukub, et eelmine aasta lihtsalt, kes mäletab, siis hooaja alguses Ravensi kaitse oli üks NFL-i halvemaid. Ja kuna seal Marcus Williams ja Eddie Jackson olid need free safety'd ja kumbki ei mänginud lihtsalt hästi, siis nad lükkasid Kyle Hamiltoni taha ja Ardarius Washingtoni tõid sisse, kes on pisike strong safety, põhimõtteliselt 5-8 midagi. Aga kaitse paranes, kuna Kyle on lihtsalt NFL-i top 5 kaitsemänge umbes. Aga nüüd nad tõid Malakai Starksi, kes on puhas free safety ja mis tähendab, et Kyle Hamilton saab uuesti liini juurde tulla. Sul on Nate Wiggins, Chidobe ja Woozy, kui ta on terve, mängivad äärejoone peal, Marlon Humphrey on slot, Kyle Hamilton on see big nickel või see strong safety ja Malakai Starks on üle pea. Ja pass rush abi said ka teises raundis, nii et Ravens tegi häid valikuid.
tegi, siis mis sa arvad, Omarion Hampton 22-na Chargersisse, nii palju siis Najee Harrisest, aga fantasy koha pealt Hampton hakkab fucking volüümi saama nagu. Ja Hampton on, meil siin tulebki suur Dynasty draft või Dynasty rookie draft nüüd algab pihta selle podcast'i ajal, ma treidisin 1-0-1 just 1-0-3 vastu ära, et lihtsalt teadmiseks, aga jah, Omarion Hampton on ilmselt Dynasty draftides 1-2 esimesest ja tõenäoliselt võib-olla mitte see aasta veel, aga edaspidi Fantasy's ta on ilmselt esimese raundi running back, kui ta saab nii palju tööd, nagu ma arvan, et ta saab. Jah, sinna seal süsteemis ta peaks saama, kui ta suudab terve ka olla. Matthew Golden 23. lõpuks ometi Green Bay Packers võttis esimeses raundis receiver'i peale seda, kui Aaron Rodgers on läinud, kui Aaron Rodgers kuskil viskas ühe viskiklaasi mööda seina puruks, ma arvan, nagu nüüd see siis juhtus. Aga ma ei tea, kas see fit on just kõige parem, sest ta on nagu number 2 receiver kohati tundub ja ta läheb meeskonda, kus on hunnik number 2 receiver, kes otsivad seda puhast X-i, aga minu meelest tal on natuke potentsiaali olla see number 1, sest et nagu see kiirus on jabur, mis tal on tegelikult. Ja, et kui sa vaatad seda Green Bay olukorda, siis tegelikult ma ütleks, et Jaden Reed on kõige parem receiver seal, aga ta on väike. Ta ei ole äärejoone tüüp ja sul on Christian Watson, kes on kõige suurem, aga ta ei püsi terve. Just, et neil ongi nagu lihtsalt nii tohuvapohu receiverid, ma arvan, et üks või kaks, sest nad võtsid hiljem ju selle Xavier Williamsi ka, kes on Tiibo stiilis tüüp, mitte nii hea küll, aga et Golden, ma arvan, on suht kohe äärejoone peal seal, et siis nad saavad Jaden Reedile pulli teha ja Christian Watson, kui ta on väljakul, siis ta niikuinii on see field stretcher seal. Ja täpselt. Ja mis meil veel siin silma? 30. pikk. Fuck. Minul oli 30. pikk mock draftis ja ma läksin liiga cute'iks. Maxwell Harrison oli see kõige rohkem topiti teda sinna ka. Ta oli see number 3 corner, vaata. Ja nagu fucking ma ei pannud teda sinna. Ma läksin Revelliga, vaata, kes läks hiljem Tallases, kui ma eksi just. See on ka tegelikult väga hea pikk, vaata 3. raundis, mis saadi lausa. Et selle jäi mulle kripeldama, aga mida Eagles tegi, võttes Jihad Campbelli, kellel on väidetavalt medical issue, ta vist ei pruugi isegi mängida see aasta või uue keskpäevast tagasi. Sama, mis nad tegid Kobe Deaniga, vaata. Et Dean langes medicali tõttu, aga ta on ideaalne linebackeri situatsioon. Et see ongi see, et Howie Roseman ja Eagles ilmselgelt ei hinda linebackerit nii väärtuslikuks, aga kui siuke vend kukub, siis sa pead üles korjama. Täpselt, et nagu see on nagu vinge. Ja Josh Simmons kukkuski siis 32 pikk jälle on Chiefsil ja võtsid siis Josh Simmonsi, kes potentsiaali olla üks parimaid tackleid sellest drafti klassist, aga vigastuse pealt tuleb, et ta peaks olema enam valmis hooaja alguses. Tal oli Patella läks puruks, et ei olnud Eesti jällegi midagi. Et minu meelest õige pikk Chiefsi poolt ka, et nagu sul on vaja ründeliini abi, vaata. Absoluutselt. Siis esimese raundis saime enam-vähem üle käidud kõik suuremad pikid. Siis, mis meil on? Ma ei tea, kui me vaatame meeskonneti seda asja, Kallaste, kes sul, me natuke juba viitasime osadele meeskondale, esimesena, mis meeskond sinu arust tegid väga head tööd see aasta? Kusjuures, vaata, me just millegi rääkisime, et see aasta nagu, mulle meeldivad nagu päris palju draftid. Mul on vähe drafte, mis ei meeldinud, aga ma pean Seattle'i juurde korra tulema, et nad tegid Gray Zabel esimeses raundis interior offensive line, mida me oleme siin korrutanud järjest. Teise raundi alguses Nick Emanwari, see mega-atleetlik safety. Gray Zabel, kusjuures, kui ta mängib interiori, ta on üks atleetlikumaid interior lineman NFL-is. Elijah Arroyo, Miami tight end, Cam Wardi tight end, kes on ka atleet. Ja siis see võib uus Travis Kelce olla nagu atleetik Travis Kelce nagu. Reaalselt. Ja siis sul on Jalen Milrow ja siis nad tõid veel hiljem Tory Hortoni sisse, et minu arust Seattle tegi nagu siukseid nagu, see ongi see, et võib-olla mitte nagu kõige puhtamaid liigutusi, aga õiged liigutusi meeskonnale. Just, et sul on Mike McDaniel, kes paneb Nick Emanwari toimima, see on see üks kaitsekoordinaator, keda ma usaldan sellega. Elijah Arroyo seal rünnakus peaks palle jaguma ja Gray Zabel võib-olla nad saavad jooksu käima. Pole olnud domineerivad tight endid tegelikult, mingi Noah Fandid ja siuksed, kes ei ole domineerivad. Jimmy Graham oma karjääri lõpus ja siuksed asjad, et see ongi see, et ma arvan, et Seattle ma arvan, et Seattle on quarterbacki kaugusel, aga nad proovivad Milroad ka, et see on lahe, mulle meeldib, mida Seattle nagu kokkuvõttes teeb. See on huvitav, esimeses raundis võtsid selle venna, kes on nagu safe pick, vaata, kes oli nagu natukene võib-olla liiga vara võtsik, kus ta väärtus oleks olnud, aga siis teises ja 3. raundis võtsid venna, kes on potentsiaalselt all pro'd või pro bowlerid, vaata, aga võib ka vastu taevast lennata, vaata. Jah, et mulle nagu filosoofiliselt lihtsalt meeldib Seattle, et sa võtad, puhtalt see Milrow pick minu jaoks lihtsalt on nagu lahe, et eriti seal, kus nad ta said, et 3. raundi lõpus, et kui temast tuleb välja, siis ta on nii dünaamiline quarterback ja kui ei tule, siis meil on Taysom Hill. Ja. Siis mul on 2 tükki, tegelikult mul on 3 tükki, ma arvan, et see 3. läheb meil kokku, aga sellest me saame rääkida ka. Ma ei tea, ma alustan Carolina Panthersist. Mulle tegelikult
see, et Jan Joonas võttis meie mokist T-Maci, pani siin receiver'ina esimese raundis. Ma saan aru, miks sa teed seda, aga ma ei tea, ma ei ole kõige suurem T-Maci fänn, aga noh, ma ei tea, mitte muffigi tegelikult, et nagu ma lihtsalt arvan, on ju. Aga nad võtsid teises raundis, nad said Nick Scortoni ja kolmandas raundis nad said Piersley Umaniele. Oota, ma proovin ka, oota. Princely Umanielen. Jah, vaat, see kõlab õieti, ma olen kuulnud seda nime. Eks nad võtsid, neil oli suur auk oli defensive endi peal ja nad võtsid 2 defensive endi teises ja kolmandas raundis ja minu meelest lihtsalt nii ideaalne fit, sest Nick Scorton on hand in the dirt, Javion Clowney laadi defensive end ja Piersley on puhas pass rusher. See vend ei oska su vastu mängida, aga see kurat ühe parima pendiga defensive endi, kes sellest draftist tuli, et kus nii hästi sobivad sinna kaitseliini ja see talenti toob kõvasti juurde ja siis 4. raundis tõid sisse veel Trevor Etienne'i, ehk siis Travis Etienne'i venna ka, et running back'i positsioon. Kes neil on seal? Neil on ju Hubbard tuleb vigastuse pealt. Chuba ja Rico Daudel. Nii et ja Etienne'il on päris palju tööd vaja teha. Brooks ka ju veel, kellel uuesti. Ja Jonathan Brooks, just. Et Etienne pigem, ma ei tea, mis ta mingi sest nad tõid Jimmy Horni ka, Jimmy Horn Jr. Coloradost, et ma ei tea, võib-olla Trevoril on, Etienne'il on siis võib-olla mingi special teams roll rohkem, et ma ei tea. Esialgu, sa ei tea, kuidas Brooks tagasi tuleb, kas see ei olnud sama põlv uuesti? Jah, tal on päris kehvasti nende põlvedega, et ma arvan. Ja Hubbard ja Jabba Hubbard ei pruugi olla tagasi week 1. Ja Hubbard sai ka vigastada, jah? Jah. Et ma mõtlengi, et nagu, ja Daudel vaata, et nagu Etienne võib olla roll küll seal päris kiiresti. Sest mul on sama, ma olen võib-olla suurem T-Maci fänn üldse meie pundis, aga ma arvan ka, et see, et nad võtsid nagu 2 age'i otsa, et nad võtsid oma selle pass catcher'is, et et Price'il oleks keegi olemas, et sa pead kellegi võtma. Ja siis tugevdad oma kaitset, sest ärge unustage, et Eric Brown on seal kaitseliinis tegelikult ka veel, et ja nüüd nad tõid ju viga eelmine aasta vaata. Ja week 2 jah, et nad tõid ju sisse päris palju free agency raha panid kaitse alla ka, et Carolina on huvitav järgmine aasta. Aga siis Kallaste järgmine meeskond, kes sulle silma jäi? No ma mainin Dallas ära, Tyler Booker, 12 pikk, ma ei tea, võib-olla natuke üllatav, et nad võtsid kaardi. Aga me oleme näinud, et Dallas teeb liinis päris nagu õigeid otsuseid aeg-ajalt ikkagi. Ja Zach Martin oli vist 13. pikk, kui ma eksi. Ja Dallas on varem ka kriitikat saanud, kui nad tsentri valisid esimese raundi lõpus, mäletad, toona see oli üllatav valik. All Pro center oli. Jah, täpselt, et Dallas on varem Dallas trafib väga hästi, sellepärast on Dallas stabiilselt viimase 20 aasta jooksul olnud seal play-off'i contention'is tegelikult. Kes see neil see nagu acting GM on, see mingi Will McClay või keegi siuke tüüp, kellele, ma ei mäleta, oli vist nimi see. Ühesõnaga, Jerry Jones, me naerame Jerry Jonesi üle, aga üks asi, mida Jerry Jones teeb, ta maksab sellele kuradi oma assistant GM-ile, mis iganes see tüüp tahab, et ta ära ei läheks, sest siis teises raundis libises neile Donovan Ezorako, edge rusher, väga potentsiaalikas. Kolmandas Shavon Revel, big corner, nagu me rääkisime, tuleb vigastuse pealt, aga on. Ja siis 4. raundis nad said Jadon Blue, Texase running back'i. Me oleme, Javonte Williams ja Miles Sanders on nende running back room. Ma arvan, Jadon Blue võib päris varakult selles nagu Tony Pollardi rollis olla. Plahvatuslik. Jab. Eriti hooaja keskelt, ta võib olla feature back juba päris kiiresti, et nagu vaatame, kuidas ta sinna sisse saab. Siis teine draft, mis mulle räigelt meeldis, oli New England Patriots. Ja Patriotsi fännid, saate ka veits laabi, ma tean, Patriotsi üle nalja kogu aeg, sest ma tean, et meil on päris palju kuulajad Patriotsi, see lihtsalt lahe, vähemalt mingit interaction'it saada. Aga Will Campbell esimeses raundis, ta sobib nagu rusikas silmaauku Mike Vrabeli kultuuri sisse, ta on kultuuri pikk ka natukene. Võib-olla tõesti ta ei ole tackle NFL-is, aga samas minu meelest, see kuradi kätte asi on minu meelest jabur kohati. Ma mõtlen ka ja ma arvan, et kui ta on terve elu hakkama saanud, siis ta peab lihtsalt, see on, me räägime nii paljust, me räägime nii palju, et see on mingi veerand tollist, et see on suht suva tegelikult. Tegelikult ja 4. pikk super, siis teises raundi alguses nad võtsid endale Trevion Hendersoni, kes on lihtsalt fakta võib olla üks parimaid running back'e siit klassis tegelikult. Kõige parem pass protecting running back juba praegu, pass catching running back. Ta muutis selle paganama poolfinaali ju Texase vastu. See screen passiga vaata. Esimese poole lõpus. Jah, esimese poole lõpus täpselt. Aga tema kõige suurem probleem on see, et ta eelmine aasta oli esimest korda, kui ta oli terve tegelikult. Miks ta oli terve? Ta oli Junkinsiga jagasid backfield'i. Et ta sobib minu meelest nii hästi Stevensoniga sinna backfield'i. Et see one-two punch nagu kuradi paganama. Drake meil on päris palju weaponeid sealt. Siis Kyle Williams, see receiver, kes tuli lambist tõusis üles. Ta sobib nii hästi sinna, sest ta võib olla see X-receiver.
Kyle Williams võib su X-receiver olla järgmine aasta. Tal on suurust ka natukene. Täpselt, et ta on siuke, ta ei ole nagu mingi megasuur, aga ta on siuke Neighborsi kasvu, vaata. Et nagu 6-0, 6-1 umbes. Et ma arvan, et kurat see vend hakkab sööma. Sest et nagu kuna seal ei ole lihtsalt veponeid rohkem vaata selles ründes. Ja siis Jared Wilson, Georgias, starting center'i said potentsiaalselt praegu. Nagu Sean Andrews läks ära ju, et nagu asendus põhimõtteliselt, kui on vaja. Ja Wilsonit peeti üle pea selle aasta parimaks centriks ka. Peale Sable, kui Sable ei ole center. No see oleneb mida Sable mängib. Täpselt. Aga noh jah, et Patriots sai selgelt paremaks ja nad nagu parandasid oma rünnakuid ja nad parandasid, see ongi, nad võtsid Will Campbelli ja Jared Wilsoni, kes eeldatavalt on starterid. T1 ründeliinis ja siis Trevion Henderson natuke aitab ka Drake'i kaitsta, et ta saaks Kylile neid pomme panna, et New England tegi ka lahedaid liigutusi minu arust. Jah, on sul veel mõni silma jäi? Kindlasti on, ma korra võtan. Chicago on üks mees peab rääkima minu meelest. Chicagost peab rääkima, räägime Chicagost. See on hea mõte. Colston Loveland kohe alguses ja Luther Burden, receiver siis Missourist kohe teise raundi alguses. Ja sinna võtsid tagant veel järgi Ozzy Trapilo ründeliini, tackli peal. Kas ta on teie kaardist suurem? Ja ta on ju hiiglaslik, ja. 6-8 pikk, jah? Ja, Valele vist kaalub temast rohkem, ma arvan. Valele, 100% kaalub rohkem. Aga ja Shamar Turner, kes tegelikult on defensive tackle ka kaitseliinis, on tegelikult hea lisandus, et lihtsalt see Colston Loveland ja Burden tekitab natuke küsimusi võib-olla selles, et DJ Moore ja Roma Tunse on juba olemas ja Cole Kmet ka, et võib-olla oleks oodanud running back'i sealt, aga tundub, et DeAndre Swift saab korralikult süüa. Jah, üks aasta vähemalt veel on ju, aga samas ta ju toimis ka ja muust mis on Tiri Apollo, Trapilo. Ta on hea swing tackle sul kohe ja sul on tegelikult küsimärke mõlema tackli peal, nad on noored, nad on natuke arenenud, aga nad ei ole mingid nagu väga head starterid, et potentsiaalselt neist üks ei toimi tulevikus, sul on potentsiaali olemas tuua pingilt sisse veel sinna, kes on nagu kuradi 6-8 big tackle nagu fucking suur. Ja Luther Burden, osade arust oli top esimese raundi receiver, et sa said teise raundi alguses, nagu see on hea välja vaata. Siis üks meeskond, kellest ma pean ise rääkima Giantsist ka korra, sest et see, mis nad tegid esimeses raundis, see Jackson Dardi lükke on ju, minu meelest on see väärt seda, sest et sa ei andnud väga palju ära. Aga Abdul Carter esimesena, sa said selle blue chipi, potentsiaalse Hall of Fame playeri, selle franchise difference makeri, väga hea, siis kolmandas raundis meile kukkus Darius Alexander. Me otsisime 3-tech'i Dexter Lawrence'i kõrvale. Meil pole olnud head 3-tech'i selles saadik, kui me treidisime Leonard Williamsi Seattle'isse. Ja me saime venna, kes oli siin, ma ei tea, jaanuarikuus oli mock draftides esimeses raundis rahulikult. Probleem on see, et ta oli Toledos, väiksem ülikool ja ta on 25 saab kohe varsti, et ta on nagu vanem. Mul on savi, me saame 5 aastat temast kätte kolmandas raundis. Jah, nagu sa said kolmandas raundis, see on kõige tähtsam. Ja ta on pass rushing defensive tackle, nagu sob idekalt Dexter Lawrence'i kõrvale ja neljandas raundis saime Cam Skadebu, kes on nagu sobib jumala hästi Tyron Tracy kõrvale ka, et nagu kui Tracy ei toimi, tal on väga suur fumbli probleem, et selles on üks asi, mis peab nagu ära parandama. Cam Skadebu võib olla see kuradi ma feature back'ing paari aasta pärast vaata, et nagu ja kus üks miim oli see, et nagu katsu sa kujuta ette neid Itaalia ameeriklasi, kes üritavad Skadebu'd hääldada, vaata. Skadebu! Ja see on nagu lahe. Ja muideks, kas see on tõsi, ma nägin silmaga kuskilt seda, aga kas väidetavalt Jackson Dart pole mitte kunagi oma kolledži karjääri jooksul slaidinud? See on räige fucking probleem, kui see tõsi on. Okei. Ja see samas tweetis oli Cam Skadebu pani väiksena oma venna kiivri pähe ja jooksis peaga vastu seina. Vot see kõlab õige. Ja see kõlab õigesti. Täpselt siuke, tal on täpselt siuke mängustiil ka. No ma ei tea, sa tegid selle ukse lahti, eks ma korra mainin Ravensit ka siis, et ma korra tahan Las Vegasest ka veel rääkida, aga Malakai Starks esimeses raundis, seda me rääkisime, ideaalne, ta kohe starter. Teises raundis Mike Green. Mis moodi ta saite fucking Mike Greeni? Kes läks meie mokis oli 10 või? Jah, ma panin ta Chicagosse. 10 Chicagosse ja ta ei libisenud esimeses raundist välja. Tuleb välja, et tiimid ikkagi arvasid neid off-field probleeme suuremaks. Tal on 2 sexual assault
tal on isegi vist nagu vägistamissüüdistused, mis on karm. Et ma ei tea, mul on endal nagu nii konflikt sellega, et et ühelt poolt see, et ma usun oma olemuselt seda, et me võiksime maailma teha kõigile turvaliseks ja heaks, eks ju, et kõigil ja et võim ei tähendaks, et keegi saab teha midagi, mida teha ei saa. Kõik see öeldud. Exactly. nagu see on nii nõme tunne, aga ma loodan, et Mike Green on ma ei tea, teinud rahu kõige sellega, mis ta teinud on ja ma ei tea, et kui ta väärib karistust, ta väärib. Ilgelt nõme on kaasa elada sellele, aga kui see tüüp on, kes me arvame, et ta on, siis Raymansil pole sellist tüüpi olnud Terrell Saaksist alates. Ja Saaks tuli ka väiksest koolist või? Oli ju Minnesotast vist, aga ka tal tegelikult libises ka ja ta draftit vist 10ndana või? Et ta tegelikult oli top 3 talent, aga siis ta jooks vist 40 jardi dash oli vist mingi 50 või mida. Vaata, siin on ehe näide. Sanders, sa pead paremini mängima, siis see ei ole distraction, vaata. Ei, just ongi, et ja samamoodi, mis sa ütlesid enne, et ettevõtte juhid, et kui ta toob sulle väärtust nii palju, kui me arvame, et Mike Green toob, siis me unustame mõned asjad ära. Who can you afford to be, you know? Sama asi, vaata. Me eraldame kunstnikust või mis iganes see on, et ja nad tegid lõpus ka tegelikult nagu lahedaid asju, et Emery Jones. Te võtsite Kickeri või? Kickeri võtsime, et arvestades, et nad Mike Green'i sisse tõid, siis võib-olla Justin Tuckerist saame lahti, et kaitseme ühte kahtlast inimest korraga. Ja tõsi. Siis Raidersit korra mainisime, Raidersil oli ka hea draft, esimesed 3 pikki ja Aston Genti esimesena jooksja oli, siis Jack Besh tegelikult vist või? Besh. TCU püüdja, kes on siuke nagu Cooper Cupi taade, võrdlus on ikka nii haige, Cooper Cup, aga tal senior bowlis, ta vend suri vaata selles, kui see shooting oli, või see driving oli vaata. Terrorinunnak ja see sõideti rahvus. Tiger Besh. Jah, suri ära ja siis ta püüdis senior bowlil game winning touchdowni. Et see oli nagu lahe. Jack ütles drafti järel ka kuidagi toredasti, et te draftisite 2 mängijat korraga, sest mu vend on kogu aeg minuga. Siuke hästi, jälle siuke lahe drafti lugu, kurb, aga ilus. Täpselt. Ja siis 3. raundis said veel Darian Porteri Iowa State'i corneri, kes on tegelikult väga hea value 3. raundist saada, et siin kohati oli esimese raundi lõpus topitud ja mõnikord sisse. Kes on 6-3 pikk ja peatreener on Pete Carroll. Mul lihtsalt nii meeldib nagu see Raidersi, mis Raiders on teinud mingi 4 kuuga, vaata, et me tulime selle juurest, et neil on Antonio Pierce ja kahtlane juhatus ja nüüd meil on Tom Brady ja John Spytek tõmbavad seal nööre ja Pete Carroll on head coach ja Geno Smith on quarterback ja Genti ja Jack Besh pakuvad neile rünnaks nii palju, et see Raidersi tiim on nagu, selles mõttes week 1 võib-olla Raiders on üks, või võib-olla top 1 meeskond, keda ma nagu tahan näha. Et mis nad on. Siis Tennessee Titans peale Cam Wardi esimese piki, nad võtsid 4. raundis 2 receiver'i, kes on minu meelest väga huvitavad nimed. Sul on Jimere Taik Floridast ja siis on Eliak Ayomanor vist isegi. Ayomanor, jah, võt see kõlab parem. Kui ma kuulen, kui keegi ütleb, siis ma tean, kuidas see käib. Ta on nagu seal Arsenalil oli kunagi striker Emmanuel Adebayor. Okei, jah, loogiline. Aga minu arust ta võib olla siuke puhas X-receiver, nagu number 1 receiver. 4. raundis on päris hea value sealt saada. Kas tema oli see, kes pani selle Travis Hunteri vastu mingi 200 jardi või 300 isegi? Jah, oli või? Oli tema, oota, ma kohe vaatan. Keegi pani küll. Ja tema oli see, kes, ongi 294 jardi, 13 catch'i ja tal oli see catch, kus ta püüdis ümber Travis Hunteri pea. Niimoodi, et ta surus palli vastu Travis Hunteri kiivrit. Selles mõttes hea tape. Jah, highlight on päris hea. Ja siis, aga sarnase loogikaga Texans mulle meeldis, nad treidisid esimese raundist välja Giantsiga, on ju. Nad võtsid esimese raundis selle Giantsi teise raundi pikina, number 2 pikk teises raundis, nad võtsid Jaden Higginsi, kelle comparison on Nico Collins, kes on seal meeskonnas. Et nagu X-receiver suur, väga hea. Siis nad võtsid Arionte Ursery, võtsid Minnesotast teises raundis enda pikiga, kes oli viimane suke starting kaliibriga tackle. Neil on vaja ründeliine abi, nagu see oli väga hea pikk, et ta nii kaugelt, ta off the field issued samamoodi oli tal, et see oli see asi, miks ta esimese raundis ei läinud. Ja siis nad võtsid 3. raundis Jalen Noeli, kes oli Jaden Higginsi meeskonna kaaslane Iowa State'is, võtsid slot receiveri ka veel. Kelle comparison on Christian Kirk põhimõtteliselt, et nad läksid nagu tuubeldasid mõlemalt poolt, et ja ongi, et 2 Iowa State'i ja kui ma ei eksi, siis neil on 3. Iowa State'i vend ka, kes nad mängisid kõik 3 koos Hutchinson või? On või?
ta oli koos nendega ühes tiimis. Okei. Et nagu see, minu meelest nagu see väga hästi kokku kustunud meeskond on, sest et Tank Dell ma ei usu, et ta tuleb tagasi see aasta ja kurat, ta võib üldse olla otsas omadega. Just, ma mõtlesin ka, et vähe sellest, et Tank see aasta ei mängi, sellest on raske tagasi tulla. Et mulle meeldib see, et tema, see, kui ta vigastada sai, ta püüdis pika touchdowni Chiefsi vastu olulises mängus, et vähemalt kui see on viimane mälestus meil Tank Dellist väljakul, siis see oli lahe play. Jop. Siis ma ei tea, Steelersi võib ka ära mainida, et nagu Derek Harmonist rääkisime esimeses raundis D-tackle, siis Haywardi asendaja siis tulevikus ja peaks isegi see aasta rotatsioonis aitab kaasa, siis teises raundis võtsid Caleb Johnsoni Iowa jooksja sobib nii dekalt sinna meeskonda, et nagu Jalen Warren, mis ta esimene? Jalen Warreniga sinna running backi ruumi ja kohe nagu võimalus on olemas alustada, on hea fit. Jack Sawyerist rääkisime ka defensive end Ohio State'ist, läks siis lausa 4. raundis, kes on järgmine, pagama Nick Herbing, Alex Highsmith, fucking DJ Watt on ja et nagu neil vähe defensive end oleks. Ma juba ootan seda, kui Ravens see aasta või järgmine aasta mängib Pittsburghis esimese mängu ja siis see kuradi Renegade möllab mingi third down ja 8 ja Jack Sawyer tuleb, võtab Lamari maha ja Zach Fumble. Jah, et ja siis viimase Will Howard ka nende, nagu jällegi, mis 6. raundis läks lõpuks on ju, et nagu miks mitte võtta see risk või mitte risk, või võtta see chance ja võib-olla tõesti on su tulevikus uus Mason Rudolph kas või, kes on su backup quarterback, vaata. Nagu see on, nagu ta tuleb Ohio State'is samamoodi nagu Will Howard, kas ta oli ju põhimõtteliselt kõige parem ründemängija Ohio State'ist ja siis põhimõtteliselt kõige parem kaitsemängija Jack Sawyer, kuigi tegelikult seal on Jeremiah Smith tuleb välja 2 aasta pärast me räägime sellest veel päris palju ma loodan, et ei ole nagu Ebuka, sest Ebukas oli täpselt sama hype'i peale freshman year'i, vaata. Ja kas Jackson Smith ja Jigbaga ju ka need Olave ja Wilson ja need ütlesid, et see on kõige parem tüüp. Mitte Jackson oleks halb, aga lihtsalt jah, Jeremiah on eeldatavalt siuke Julio tasemel prospekt. Jop. Ja siis kui me räägime lõpetuseks veel paar sükest, see aasta ei läinud draftis mitte ühtegi international playerit, kes nagu otse oleks tulnud Euroopast. Või ma ei tea, oli küll see Egiptuse vend läks ju paganama 6. raundis Detroiti. Hossein või mis ta nimi on, vaata. Aga ta mängis Boise State'is, vaata. Selles suhtes oli USA ülikoolis. Et seal räigelt lahe lugu. Sa leiad, kui sa guugeldad nime, sa leiad selle loo üles ka, et see, kuidas ta Egiptuses üles kasvas. Ta saab siis esimene mäng ja Egiptusest pärit NFL-i mänge. Siis 2 sükest huvitavat internationali lugu on see, kes ta nimi on nüüd? Leander Weingart, sakslane, kes mängis eelmast ILF-is, kus Ott Erik mängib ka see aasta. Ta oli Munich Ravenis siis, ja siis see aasta ta oli selles Pathway programmis ja siis ta ei draftitud, aga ta undrafted rookie free agent'i deal'i sai siis Jetsist, mis on nagu vinge. Et ta vist tegi selle bench pressi rekordi selles IPP kombainis või midagi sellest. Tugev poiss, et potentsiaal on selle kaardi peal ründeliinis. Siis üks on päris naljakas Jeremiah Webb, kes tuli eelmine aasta, mängis kolledžis, vaba agent, aga ta sainis juba ILF-i Berlin Thunderiga. Ja siis ta sai kellega nüüd Patriotsis sai undrafted rookie free agency deal'i. Nagu naljakas. Normaalne. Berlin Thunder on oma 3. nädalal campis ja siis need on number 1 Ameerika receiver ja siis sorry, ma pean Patriotsi minema. Ma pean NFL-i minema. Et ma arvan, et ta ei oodanud seda väga, aga samas fucking... Ei, aga nagu selles mõttes, et okei, kui sa ei ole nagu see kõrge tasemega mängija, siis tegelikult ideaalne olukord, vaatest sa nagu kui Pätsiga läheb halvast, siis sa tuled Euroopasse tagasi. Sul on juba ühendused. Ja pluss see nimi on teada, vaata ja kõik olemas. Ja siis Connecticutis ka veel Valentin Sen on Austria ründeliini mängija, läheb siis Cardinalsi. Et sükse nimed, mis mulle rahvusvaheliselt ka silma jäi. Aga meil on üks kutt praegu Old Dominionis, Ott Erikul või ole ka kõik lootused kustunud, et nagu see Pathway programmiga on kõik võimalik siit minna, sest jälle, just oli näide, kuidas Pathway programmiga üks saksa ründeliini mees läks siis New York Jetsi on ju. Aga kokkuvõttes Kallast, et jäi veel midagi kahe silma vahel rääkimata ka draftist või saime suht kaetud? Kindlasti jäi, aga tiime on palju ja mängijaid on palju, et me ilmselgelt siin suve jooksul, kui me teeme neid divisioni preview ja tiimi preview, siis kõigest räägime,
et noh, ma ei tea, kuidagi see draft läks nagu valutult nagu, sest ma esimest tööd. väga halba polnud ju nagu sellist, mis pani nagu kukad kratsima. Ja võib-olla Saints alguses, aga nad Saintsid nagu drafti lõpuks jälle kerisid nagu omale mängijad sisse. Ja see, see Atlanta lükke oli natuke, mis pani nagu see oli võib-olla kõige suurem küsimärk, et aga noh, jällegi ma nagu näen visiooni, et noh, see oli nagu see, pass rush'i vaja, et ma ei tea, kuidagi lahe draft oli. Kõik, nagu see on see, et kõik said paremaks. Optimismi on nii palju, et ja kellelgi ei ole nagu sellist, et no mis asi see nüüd oli. Et nagu kui sa praegu fännina ja arvad, et su meeskond on play-off'i contender või lausa superbowli contender, siis on midagi väga halvasti tegelikult selle meeskondaga, sest praegu on see hope'i aeg, vaata. Just. Et nagu selles suhtes ja ma arvan ka, et nagu ise Giantsi fännina oli nagu päris vinge esimene round, ma vaatasin terve esimese roundi ära nagu live. Ei ole tegelikult, ma ärkasin üles teise pikina ja siis ma panin tööle stream'i, miks Jaguars, türa ma magasin nii kaua või, 4 pikki on läbi läinud juba või. Siis järsku saan aru, et see on ikka number 2 pikk ja Travis Hunter on see, mis asja? Nagu mul oli suht sama olukord, kusjuures ma ärkasin ka mingi, väga häguselt, ma olin just õhtul käinud ronimas ja keha oli nii väsinud, et ma ei suutnud üleval püsida, aga ma olin mingi pikid 5-9 üleval, siis ma ei magamas, ma mõtlesin, aga teist ööd, ma üle pika aja vaatasin nagu draft ei kahte, no ma tulin muidugi väljast nimelt, et ma tulin koju ja siis vaatasin, draft on peal, aga day two oli nagu lõbus, et see kuidagi, ma ei mäleta, millal viimati nagu teist drafti päeva vaatasin. Ja siis niikuinii tuleb kolmandast päevast 4-7 round, siis tuleb neid lahedaid lugusid, kes tuleb undrafted, kes tulevad üllatavad see aasta rukkidena ka, et noh, süksed on ja see on NFL nagu, sul on nii palju mängijaid, sul on nii palju erinevaid meeskondi, kus nagu vigastused mängivad rolli palju, et kes saab võimaluse, et nagu Tyrone Tracy 5. roundi running back oli järsku meie feature back sai teiseks kõige rohkem rushing guard ja Bucky Irving oli 4. ju, kes oli kõige parem rookie running back eelmine aasta, et nagu kõik on võimalik, et selles suhtes. Aga igal juhul, thanks kuulamast, et saime siis draftiga ühele poole, off-seasoni superpoole läbi, et me üle paari nädala pärast hakkame siis rääkima rohkem ka, mis me teeme siis suvel, mis me täpselt teeme content'i poolest ja samamoodi siis läbi selle podcast'i saate ka silma peal hoida minu GFL-i hooajal ja siis ka Ott Eeriku ILF-i hooajal, et see peaks ka päris vinge olema. Lähme tripeedi peale või? Jah, mõte on. Ega meil palju alles pole, kuradi ma sellest esimesest meeskonnast või siis sellest teisest meeskonnast ka isegi. Et aga noh, see ongi lahe, hakkame jälle nullist ehitama üles ja saatsin huvitavaid vendadega õlut joomas käia, ütleme nii või? Peale trennis on jah. Et igal juhul väga vinge, aga sellest lähemalt siis järgmine nädal on ju. Aga thanks kuulamast ja näeme siis järgmine nädal. Tšau! Davai, tšau!